Tere õhtust kõigile, tere tulemast tagasi Parabellumisse, nagu näete, minuga on El Lanzara. Ja täna õhtul räägime teile millestki erilisest, mida võib-olla kõik ei tea. Nimelt ühest Ameerika missioonist aastast 1986. Seega räägime Thatcheri ja Craxi ajastust, sest tol ajal oli ka Craxi, mitte tol ajal. See pole juhuslik, et me sellest räägime, ega me tihti ei räägi 80. aastate operatsioonidest. Noh, me võiksime teha ka video Falklandi sõjast ja sellistest asjadest, aga on üks põhiline põhjus, miks me tahame rääkida operatsioonist Dorado Canyon. Sest Dorado Canyoni operatsiooni viidi läbi ajal, mis sarnaneb väga praegusele ajale. Mida ma sellega mõtlen? Selle missiooni jaoks keelati kasutada Hispaania, Prantsusmaa ja Itaalia baase. See missioon oli suunatud Gaddafi vastu. Ja muide tundub, et itaallased teavitasid Gaddafit 30 minutit enne pommitamist. Ja selle operatsiooni läbiviimiseks pidid ameeriklased tõesti tegema lausa imet. Tõesti lausa imet. Miks me sellest täna õhtul räägime? Kuna käib see tohutu arutelu, siis teeme natuke ajalugu ja natuke tänapäeva. Käib see tohutu arutelu ameeriklaste üle. Ja kes on selles baaside, ähvarduste ja nii edasi küsimuses ülekaalus? See on asi, mida ma olen alati öelnud iga kord, kui mind sel nädalal raadiointervjuule kutsuti. Nädalad. See missioon toob hästi välja, et kui ameeriklased ei saa baase kasutada, siis lähevad asjad väga keeruliseks. Tõesti väga keeruliseks. Ja pidage meeles, et tol ajal polnud Gaddafi just õhutõrje võimekuse tipp, kuid sellest hoolimata oli vaja märkimisväärset logistilist pingutust. Võrreldes oli ameeriklaste kasutatud tankurlennukite laevastik tohutu, võrreldes kogu olemasolevaga, et toetada F-111 aardvarke, mis olid selle operatsiooni jaoks kasutusel. Mis said selle nime loomalt, kellel on samasugune ninakuju. Arvata ära milliselt. Nägu ajalooliselt põhimõtteliselt, millel on sama praktiline kuju, on seda kutsutud ka Caterpillariaks, et anda aimu, kui palju ameeriklased said tankida. 16 korda, kui ameeriklased said tankida. See on lennus 16 peatust. Kui me mõistame selle asja ulatust, palun, Leonardo. Täpselt. Tere õhtust kõigile, tere kõigile. Aitäh, Mirko, et mind külla kutsusid. Sel aastal möödub 40 aastat operatsioonist El Dorado Canyon. See oli eelmisel aprillil. Praegu on mai lõpp 2026 neile, kes meid tulevikus kuulevad. Teate küll, jõudsime natuke hilja ka rahvusvahelise strateegilise olukorra tõttu ja see on lõdvestunud periood, milles me elame. Jõuame natuke hilja, aga loomulikult räägime ka päevaväelistest teemadest. Ja see ongi ajaloolistest asjadest rääkimise juures kõige ilusam ja huvitavam osa. Väga tihti ajalugu kordub, mitte muidugi täpselt samal kujul, aga see annab meile mõtteainet ka selle kohta, mida me täna näeme. Nii, operatsioon El Dorado Canyon, ma olen ette valmistanud selle lühikese esitluse koos mõne fotoga, samuti selleks, sest me peame tegema väikese ajarännaku. Oleme aastast 1986. Paljud neist, kes meid kuulavad, ma arvan, et pole isegi veel sündinud. Meie olime olemas, olime lapsed ja kõik oli teistsugune. 1986 aastal oli veel külm sõda. Nad ei teadnud seda veel, aga Nõukogude Liit oli andmas viimaseid hingetõmbeid. Ja 3 aasta pärast langes Berliini müür. Seega oleme väga erilises ajaloolises faasis. Sellest räägime esituse käigus veel lähemalt. 1986 aastal polnud internetti, polnud mobiiltelefone, helistati juhtmega telefoniga, millel oli ketas ja mõnikord isegi lukk küljes. Need olid juba olemas loomulikult ja neist saavad selle operatsiooni peategelased, mõned selle operatsiooni peategelased, koos F-111D ja terve rea teiste lennukitega, mis kõik on osa lennunduse ajaloost. See operatsioon on osa lennunduse ajaloost mitmel põhjusel, millest räägime hiljem. 1986-80, suurepärane muusika. Itaalia kvalifitseerus regulaarselt jalgpalli maailmameistrivõistlustele. Vahel isegi võitis.
me pidasime seda peaaegu iseenesestmõistetavaks. kas sa oled tõesti jobu? Jobu. Ma arvan, et on 15-20 aastaseid noori, kes pole kunagi otseülekandes näinud rahvuskoondist maailmameistrivõistlustel mängimas. See on üsna eriline igatahes. Forza Inter. Ma ütlen sulle ainult seda, et kui mina sündisin, siis Itaalia võitis... Ma mäletan ämaselt 1986 aasta MM-i Mehhikos. Olin laps, ei läinud just kõige paremini, aga noh. Jah, see on tõsi. Need ongi ilus pilt kasutatud lennukid. Nii saame natuke lennukipornot ka nautida, see ei tee kunagi halba. Vaadake, kui palju legacy lennukeid, mida täna enam pole. Meil on 3. ja 4. põlvkonna lennukid. Meil on F-18 oma esimeses A-versioonis. Meil on A6 Intruder elektroonilise sõja versioonis, F-111 ja siis on meil A7 Corsairid. Siin see on F-18C või auk, aga ma arvan, et pigem C. Ehk kunagi peame ka seal ühe otseülekande tegema. F-18 kohta arvan ma nii, sest see on ikkagi mitme USA mereväe lennuväe tööloom. Peame ka nende lennukitega tegelema. Siin ei lenda enam midagi. Täna on olemas Super Hornet, mis on F-18 suurendatud ja uuendatud versioon. Aga muus osas, kas me oleme siin tõesti maailma lennunduse ajaloos? Küsimus, kas kõik need allpool on tankerlennukid? Vastus on ei. Ei, siin on palju Prowlereid, palju Corsair A7-sid, on Avexid, loomulikult Aardvarkid, mida te võite siin kergesti ära tunda, samuti tunnete kergesti ära Hornetid. Noh, Tomcat on klassike. See pole juhus, et lisaks ründe- ja pommitusüksustele on siin palju üksusi, mis tegelevad õhutõrje mahasurumisega. Näiteks A6D, A6 Intruderid või poisid. Räägime Vietnami sõjaaegsetest lennukitest. Kui vaatate mõnda ajaloolist Vietnami filmi, näete seal F-105-sid, F-101-sid. Ja vähesed teavad, et ka F-14 käis sealt natuke läbi. Vietnami sõjas lasti neil mõned lennud teha, aga mitte eriti palju, siis sai sõda läbi. F-18-d jõudsid kohale 80. alguses. A6 võeti kasutusest maha vist 90. alguses. Kas lennuk, mis lõikas läbi Tšermise köisraudtee trossi, oli A6 või E A6-B? Ma ei mäleta täpselt, see oli elektroonilise sõja versioon. Seega põhjustas Tšermise tragöödia A6, mis lendas liiga madalalt. Tubli Winter, näed, see oligi E A6. Ja nii juhtuski, ma olin muide lähedal Orus, olin siis noor poiss. Ma mäletan seda nagu ka seda, et Trentinos ja Venetos lendas iga päev mööda igat torgu lennukeid. Pärast Tšernisse tragöödiat pole enam midagi nähtud. Seega on see tõeline kahju. Hästi, siis oleme täies hoos. 80-ndates maailm muutub, keegi ei tea seda ja rahvusvaheline olukord on väga erinev. Miks siis rääkida Eldorado Riverist? Sest see on üks tähtsamaid hetki külma sõja lõpus. Ameerika Ühendriikides on meil Ronald Reagan ja Liibüas Muammar al-Gaddafi, kes oli mõni aeg varem riigipöörde korraldanud. Ja sellest räägime hiljem veel. Tegelikult on Eldorado River operatsioon, mis sai alguse terrorismi vastu. Canyon, jah, mul lipsab vahel River suust välja. Aga vabandus, Colorado on nagu terrorismi vastane operatsioon. Terrorism ei sündinud, see ei alanud 11. septembriga, selline terrorismi vorm. Pro-Palestiina, Iisraeli vastane, lääne vastane. See oli olemas juba 70-ndatel kuni 80-ndatel aastatel, nii et see ei ole Bin Ladeni leiutis. Ja see ei olnud vastus, vähemalt mitte ettekäändena, õigustusena ega vabandusena. See oli just see oligi meie... Et ma olen seda juba kuulnud. Aga vaata siiski, siin veel katseklaase ringi ei liikunud. Ütleme nii, et südamega mängimine, ninapidi vedamine ulatus ainult teatud piirini. Muide, vaata, viimasel ajal liigub ringi üks väga lahe lühivideo, mille on teinud 2 ameeriklast, see on nagu viktoriin, eks.
ja tema ütleb sõda, nad räägivad ka sellest. Ta ütleb ei, terrorismivastane tegevus. Muidugi. Sõda või mitte sõda, eks. See on natuke nagu Duce või mitte Duce, see mida Duce tegi. Ja iga kord, kui ta ütles sõda, ei, see on julgeolekunõukogu tegevus rahvusvahelise terrorismi vastu. Sõda või mitte sõda. Lõpuks ei saanud praktiliselt kunagi kasutada sõna sõda. See oli alati midagi muud peidetud teisel moel. Ja mitte ainult nüüd, vaid juba 80-ndatest aastatest alates. 80. Tanja, ütleme siis, et 90-ndatel aastatel oli ka palju humanitaarsekkumisi, humanitaarsõdu. Kui pidid pidama humanitaarsõdu, läksid võitlema maailma 4 nurka. Aga seda tehti vaid mõnes valitud kohas, nii et mõne pahalase vastu tehti seda, teistega mitte. Siin on Strubale 54, Strubale 54, 66, 63. Ta küsib, kas me võtsime eeskujuks Reedi artiklit, aga paljud on rääkinud Eldorado Canyonist. Ei, mina allikates ausalt öeldes ei leidnud seda isegi. Reedi oma allikatest ei leidnud. The Aviationist, SE. Civil Space in Parabellum või The Operation Room YouTube'is. Tolle aja videod, dokumentaalid ja muud taolised asjad. Sellest rääkisid paljud aprillis, sest see oli just 40. aastapäev. Ja asjaolu, et ma olin selle juba varem välja mõelnud, aga asjaolu, et sellest räägitakse veel tänagi, 40 aastat hiljem, tähendab, et Eldorado Canyon jättis mingil moel jälje. Ja just sellest me täna õhtul räägimegi. Ja seda nii operatiivses, strateegilises, poliitilises kui ka muus mõttes. Operatiivsest vaatenurgast oli see erakordne missioon, sest USA õhujõudude F-111 lennukid startisid Ühendkuningriigist ja pidid läbima 1000 kilomeetreid. Jah, sest muidu liigud liiga kaugele edasi. Selgitame, miks Ronald Reagan otsustas selle niinimetatud terrorismivastase operatsiooni läbi viia, sest toimus suur rünnak, mida toetas Gaddafi. Vähemalt see oli ametlik seisukoht, ma ei ole ise uurinud, kas see tegelikult oli seotud ühes Berliini ööklubis. Reagan palub kasutada Euroopa baase, ainsad, kes praktiliselt positiivselt vastavad, on inglased. Seega ma näitan teile ka, kuna sa ei pannud kaarte, siis siin need on. Selle võtsin ma Operation Roomist. Luba, kuna ma ei olnud kaarte pannud siin, selle võtsin ma The Operation Roomist. Algne ja lihtsam plaan oli lihtsalt Inglismaalt kasutada üht baasi Itaalias, Prantsusmaal või Hispaanias, et rünnata. Selle asemel tuleb sellest siin pikk, veel pikem. Ja asi on keeruline, sest 80-ndatel oli Gaddafi Liibüa üks neist, keda peeti üheks maailma peamiseks terrorismi toetajaks. Asi on keeruline, sest 70-ndatel ja 80-ndatel peeti Gaddafi Liibüat üheks maailma peamiseks terrorismi toetajaks. Selle aja kurikaelad olid Iraan ja Gaddafi. Saddam veel mitte. Saddam oli isegi peaaegu hea, sest ta võitis $100 Iraani vastu. Tänapäeval see, mis on siiani olemas, Castro, Fidel Castro, kogu kommunistlik blokk, Varssavi pakt, need olidki läänemaailma jaoks need suured kurikaelad. Gaddafi rehabiliteeritakse pärast 11. septembrit, sest ta teeb 180-kraadise pöörde ja distantseerub Bin Ladenist ja tema omadega. Nii et sel perioodil on Gaddafi üks negatiivsemaid tegelasi läänes. Gaddafi haaras võimu 1969 aastal, kukutades Lääne-Lembes ja monarhia, mis oli olnud võimul alates 1950-ndatest. Ja esimene asi, mida ta teeb, valib loomulikult vastupidise suuna. Monarhia oli Lääne-Lembene, Gaddafi muutub nõukogude meelseks, et eristuda, kuid see on midagi, mida oleme näinud peaaegu kõikjal. Olgu see tõsi või vale. Ta tahab rõhutada erinevust Liibüa minevikuga. Ja ta loob panarabistliku läänevastase ja väga radikaalse poliitilise süsteemi ning toetab poole maailma revolutsioonilisi liikumisi, mis põhjustavad ka kahju ja inimohvreid. Nõukogude Liit toetab teda muidugi rahaliselt, kuid teeb seda ka siin targalt. Gaddafi peetakse täielikuks, ettearvamatuks ja ebausaldusväärseks tegelaseks. Aga ta on kasulik, sest destabiliseerib Põhja-Aafrikas, Vahemerel, NATOs ja Läänes olukorda. Seega on ta kasulik. Ja talle antakse MiG-hävitajaid, MiG-21, MiG-23 ja MiG-25,
seega tolle aja kohta korralikud ja arvestatavad lennukid, isegi Tu-22 pommitajad. Ja suur hulk õhutõrjesüsteeme, sealhulgas SA-2, 3, 5 ja 6 tanke, mereväeüksusi, Ilyushin 76, Ilyushin 76, transpordilennukid ja personal. Kuulsad Nõukogude sõjalised nõunikud, kes mitte ainult ei koolitanud, vaid tõenäoliselt juhtisid näiteks ka õhutõrjepatareisid. Seega suhted on head, kuid need pole kunagi nii head kui näiteks Nõukogude Liidu ja Kuuba vahel. Miks? Sest Gaddafil ei ole mingit kavatsust kehtestada marksistlik-leninistlikku režiimi. Aga siin me juba anname tõsiseid spoilereid operatsioonide kohta. Ei, ära ütle midagi. Vaatame, kas nad teavad, mis see on. Sina jätkake teie. Ma jätkan ja ei räägi, olgu. Nii et siis Gaddafi ei ole täpselt nii lähedane liitlane nagu teised puhtad sotsialistlikud riigid. Temast on kasu. Samamoodi polnud Gaddafi rumal. Ta püüab mängida kahte supervõimu teineteise vastu, et saada Nõukogude Liidult midagi tasuta, näiteks relvi, poliitilist tähtsust, toetust. Aga tegelikult ei ole Gaddafi ka tõeline Nõukogude meelne. See on talle lihtsalt kasulik. Nii et Nõukogude Liit ja Liibüa on teineteisele kasulikud, nad toetavad üksteist lääne vaenlase vastu. Nagu alati, minu vaenlase vaenlane on minu sõber. Olgu. Hästi. Samal ajal, kui Mirko juba kogu õhtu ette ära räägib ja me võiksimegi siin lõpetada, sest te olete juba aru saanud, aga lõpetuseks 80. aastatel olukord muutub keerulisemaks. Sest Reagan ei ründa ju ootamatult. See on sündmuste eskalatsioon. Ja Gaddafi annab ka oma panuse, sest 80. alguses, tegelikult juba 73. aastal, kas te teate, kus asub Sirtese laht? Kas sa paned uuesti selle kaardi, selle praeguse? Ma näitan teile seda. Sirtese laht on see suur laht, mis on Liibüa rannikul siin. See on rahvusvaheliste normide tõttu on Sirtese laht väljaspool territoriaalvett vabaks laevanduseks avatud. Aga 1973 aastal kuulutas Gaddafi välja niinimetatud surmajoone. Ta tõmbab joone üle lahe kahe külje ja ütleb, et kõik, mis jääb selle alla, on Liibüa territoriaalvesi. Kes sinna siseneb, maksab selle eest. Loomulikult eirates rahvusvahelist õigust, rahvusvahelist meresõiduõigust, UNCLOS-t ja nii edasi. Ja Ameerika Ühendriigid ja tubli ilus bassein, ma polnud seda näinudki. Loomulikult ei meeldi see asi Ameerika Ühendriikide. Näete, roheline joon tähistab Liibüa territoriaalvett, mis ulatub, ma ei mäleta kunagi, 12 või 24 miili rannikust. Nii et teoorias on see, mis jääb sellest rohelisest joonest väljapoole vaba meresõit. Gaddafi arvates mitte. See on nagu meie, ta oli endale lihtsalt ühe mereala võtnud, et seda ainuisikuliselt kasutada. Loomulikult Ameerika Ühendriigid nagu ka täna ei talu sellist asja. Ja nad hakkavad korraldama FONOP-operatsioone, see tähendab Freedom of Navigation Operations, operatsioone meresõidu vabaduse tagamiseks. Milles need seisnevad? Neid näeb ka tänapäeval Vaikse ookeani piirkonnas näiteks. See ei ole esimene kord, kui nad seda teevad. Kui sa mäletad, siis 19. sajandil tegid nad sama asja piraatide vastu. Kes need olid? Berberid, maurid. Ma ei mäleta. Ameerika esimene rahvusvaheline osalus Vahemerel oli üks operatsioon. See oli ka Rootsi laev, kui ma ei eksi. See oli operatsioon piraatluse vastu Tuneesia rannikul. Jah, see oli Tuneesias. Barbari ranniku piraadid, just, tubli Vinter. Barbari ranniku piraadid. See oli Tuneesias, aga nad teevad seda siiani. Näiteks kui Vaikse ookeani piirkonnas hakkab Hiina ütlema, et need saarekesed on minu omad, see territoorium on minu oma, siis lased sealt läbi paar B-52 või laevastikku. Ja selle tähendus on, mina sõidan siit läbi. Kui sa tahad mind rünnata, sest sa tõesti arvad, et need veed on sinu omad, siis tee seda. See tähendab, et see on mäng, kellel on suurem nui. Just seda fonopid tähendavadki. Ronald Reagan. Miks Ronald Reagan otsustab seda asja teha? Miks te võiks lihtsalt mujale vaadata ja rahulikult jälgida, mida Nõukogude Liit teeb? Siin on poliitiline küsimus.
Reagan oli kritiseerinud eelmist administratsiooni, Carteri oma, et see oli olnud liiga leebe. Eriti seoses Iraani islamirevolutsiooniga. Ta süüdistas Carterit selles, et viimane ei olnud piisavalt teinud, et seda ära hoida ega reageerida. Loomulikult, nagu me siin Parabellumis sageli ütleme, kui sa esitad ähvarduse, kui sa ütled teatud asju, siis pead ka oma sõnu tegudele kinnitama, muidu oled lihtsalt üks suusoojaks rääkija. Nii et mida teeb Reagan? Ta teeb seda, mida ütleb. See näitab tema otsustavust. Ja seda näeme me mitmete meresõiduvabaduse operatsioonide puhul Vahemerel, aga näeme seda ka B1 puhul. Kui te vaatate meie B1 otseülekannet, mille me samuti siin tegime, siis avastate, et B1 on paar korda surnud ja taas ellu ärganud. Tema viimase teise taassünni põhjuseks on see, et Reagan tahab seda tagasi muudetud, et näidata, et Ameerika Ühendriigid on ärkvel, valmis ja relvastatud. Ja nad ei lase midagi mööda ning teevad seda sellise eriti uuendusliku ja ilusa lennukiga nagu B1. Kas sa saad aru? Seega on see kõik poliitiline narratiiv, millel on mõju strateegilisel tasandil, nagu on üsna tavaline suurriigi puhul. See võib meeldida või mitte meeldida, me võime sellega nõustuda või mitte, aga nii see on. Aitäh, Falcone, see teeb rõõmu, aitäh. Nii et jõudes sellesse punkti, oleme keset 80-ndaid, 1981. Ja mis siis juhtub? USS Nimitz saadetakse koos oma lahingugrupiga rahvusvahelistesse vetesse, Sirtese lahe piirkonda, et teha õppust. Tärniga märgin, et ma ütlesin lennukikandja lahingugrupp, mitte lennukikandja löögigrupp, sest külma sõja ajal räägiti pigem lahingugruppidest. Tänapäeval öeldakse lennukikandja löögigrupp. Külma sõja ajal oli rõhk lahingul, sest oodati vastasjõudude vahelist lahingut. Seetõttu kasutati terminit lennukikandja lahingugrupp. Tänapäeval on rõhk löögi- ja ründevõimekusel. See on väike nüanss, kuid tänapäeval on tavaline rääkida lennukikandja löögigrupist ja külma sõja ajal räägiti lennukikandja lahingugrupist. Seega ei ole see trükiviga. On ka üks huvitav fakt, sest tegemist on üsna väikese operatsiooniga, kui välja võtta õhusilla osa. Ja see on suunatud palju väiksemate jõudude vastu kui Iraani omad. Ometi, kui lõpuks vaadata, olid kaasatud peamiselt 2 lennukikandjat, aga nii-öelda ka 3. Seega, kui me nägime rünnakut Iraani vastu, mida viidi läbi 2 lennukikandjaga, siis on tõsi, et tolleaegsetel lennukikandjatel oli vähem võimekust kui nendel praegustel. Aga need ei ole siiski nii kaugel 80-ndate omadest. Kas sa oled seal? Neid on umbes 70 täna tootsa, 70-75, aga Nimitzi klassi laevad on olemas ka täna need samad, mis tolle ajal. Võib-olla tolle ajal oli neid 60-65. Me teeme seda ja igal juhul on 70-75 hävituslennukit toomisel mõne riigi rannikule oma tähtsus. Polegi maailmas nii palju õhujõude, kellel oleks 70 lahinguvalmis hävitajat kohe kasutamiseks valmis. Ja sina leiad need oma ranniku lähedalt. Nagu me oleme selgitanud suurepärases Vaikse ookeani raamatus, on lennukikandjatel ka operatiivse ja strateegilise survefunktsioon. Igatahes oli Vaikse ookeani raamat suur edu ka tänu teile, ma tänan teid. Tänan teid kõiki. Hästi, see operatsioon, muide 1986 aastal, nagu Winter õigesti ütleb, tuli välja film Top Gun, kui Top Gun põhines suuresti 1981 aasta sündmustel. Sest see oli esimene õhulahing, kus F-14 Tomcat tulistas vastase alla või Tomcat. See sai oma tuleriste 1981 aastal. Nii et 1986 aastal see kokkupõrge kordub paljuski. Mis siis juhtub? Õppused Suure Sirtese lahe piirkonnas. Ja Liibüa saadab Ameerika laevastiku vastu Suhoi Su-22 lennukid. Tekib kokkupõrge. 2 F-14 Tomcatiga oleme endiselt F-14 A-versiooni juures. Esimesena tulistavad liibüalased A2 atollrakettidega. Atul või 1 või 2 raketti, ma ei mäleta täpselt. Ei taba, kui tomtaid
kuid toomavad sihtmärgile. Ja lõpp on, nagu võite ette kujutada. Samuti on märgata, et nende operatsioonide jaoks Tomka ei lennadu Phoenix rakettega, need on versioonide. Need Tomkatidega rakettidega, need on need raketid. Need kaugmaaraketid olid tolle aja AMRAAMid, ulatusega 160-180 kilomeetri. Nende ulatus oli tolle aja kohta muljet avaldav. Need raketid maksid terve valanduse. Need ei olnud väärt 2 Liibüa hävitaja hinda. Need on raketid, mis loodi selleks, et suurelt kauguselt kinni püüda Nõukogude pommitajaid ja nende poolt välja lastud rakette. Kuulsad AS-4 Kitchen raketid, mida kahjuks oleme viimastel aastatel näinud taaskasutusel Ukrainas. Nii et Tomcat saab oma esimese võidu kirja ja liigub edasi. Muide, kui soovid panna fotoleheküljele 13, siis seal ongi need 2, see on tolle ajastu tüüpiline formatsioon, kus KC-10 extender on keskel ja tankib õhus. Need on tõenäoliselt F-18 ja F-14. Need on Black Aces, kes tõid Tomcatil esimesed 2 võitu. Tomcatit kasutati üsna palju 80-ndatel. Hiljem sai ta ka päris hästi hakkama ja siis liiguti edasi Lahesõja juurde. Järgmine pilt on hoopis Su-22 Fittersiin. See on... Neid on Poolas veel alles või on nad hiljuti maha kantud? See on üsna vana lennuk, väga eriline, nende muudetava noolsusega tiibadega, aga tõesti väga eriline. No jah, igatahes ootab neid halb lõpp. Olgu, järgmine peatükk ongi 1986 aastal. Nii et 81 soojendatakse mootoreid esimeste väikeste kokkupõrgetega, aga sinna see jääbki. 1986 aastal jätkab 6 laevastik 3 lennukivändiga. Saratoga, Coral Sea ja Ameerika. Surve avaldamist Liibüale ja eirab surmajoont. Liibüa vastab maa-õhk tüüpi rakettidega, unustame laevatõrje või ballistilised raketid, jätame need kõrvale. Maa-õhk tüüpi raketid. Eriti just SA-5-id, millel oli üsna pikk ulatus, püüavad Ameerika lennukeid alla tulistada. Mitte midagi. Nad saadavad 2 MiG-25 Ibitsisse. Seekord võetakse need vastu 2 F-14 poolt, aga midagi ei juhtu, sest keegi ei ava esimesena tuld. Seal on natuke radarilukku mängimist ja nii edasi, aga MiG-25 ei suuda lühikesel distantsil F-14 vastu saada. Saavad mootori kahjustusi ja põgenevad. MiG-25T-ga ei juhtu midagi, nad satuvad halba olukorda ja põgenevad. Järgmisel päeval väike ameeriklaste karistusretk Liibüa maismaa raketipatareide ja mereväeüksuste vastu. Te viskasite minu pihta maa-õhkrakette ja mina hävitan need. Ütleme nii, et see on klassikaline proportsionaalne vastus, et meelde tuletada, kes siin käsib, kuid olukord hakkab käest ära minema. Muide, järgmises kaadris näeme ilusat pilti MiG-25, mis on siis MiG-31 vanem vend, veidi väiksem. Ja täna näeme, kuidas MiG-31 tulistab kintsale Ukraina pihta. Vaadake neid mootoreid, väga kiire, lendas Mach 3 ka, tegelikult isegi rohkem kui Mach 3 ehk 3 midagi. Kiire lendas Mach 3 ka ja pärast seda tuli ta võib-olla maha kanda, aga see oli rohkem kui Mach 3 ehk 3 midagi sellist. Tundub, et ta jõudis isegi 3,1 või 3,2 Machini, kui mootor oli juba kinni kiilunud või läbi põlenud. Tahtsin lihtsalt märkida, et laeva juures kardeti neid lennukeid väga, sest nad nägid neid neetud lennukeid mööda lendamas ega teadnud, et pärast maandumist visati kõik minema. Nad mõtlesid, et peame midagi ette võtma, et sellele vastu seista, eks, sellele asjale. See tõi kaasa tohutu lennunduse arengu kiirenemiseks. See tõi kaasa 15 kilomeetri kiirenduse. Otsed teed mööda liikusid nad selle kiirusega, jah. Ja, piisab. Ja aitab. Tahtsin anda veel mõned üksikasjad selle kohta, kuidas nad nendele rannikutele jõudsid, sest see meeletu õhusild oli tõesti väga keeruline operatsioon. Arvestage sellega, et esiteks alustasid nad Inglismaalt Lakenheathi baasist. Kõik koos, kõik lähestiku, et radari eest jälge varjata, sest Inglise ja rahvusvahelised ajakirjanikud olid juba aru saanud, et midagi toimub ja segasid pidevalt vahele. Itaallased käitusid samamoodi, kui nad nägid Ameerika lennukikandjate saabumist, mis minu teada olid enne ka Itaalias peatunud. Nii et
midagi aimati. Väga hästi, mis toimub, nii et polnud eriti midagi varjata. Ameeriklased valisid selle väga pika marsruudi, mis läheb üle Biskaia lahe just selleks, et neid ei nähtaks ja nad viisid läbi palju tankimisoperatsioone. Ja tuleb öelda ka midagi tehnilist. F-111 lennukitel ei ole automaatset ega juhitavat tankimissüsteemi. Seega pidid piloodid hoidma lennukeid käsitsi tasakaalus. Ja kuna nad pidid tegema palju pause, palju mälestusi, ma vaatasin mõnda mälestusse dokumentaali, seal öeldi, et piloodid jõudsid missioonile juba kurnatuna. Inimesed ütlesid, et nad ei tundnud enam oma käsi, sest pidid kogu aeg lennukit hoidma. Mõnedel ebaõnnestus ka tankimine nii selles faasis siin ja nad pidid tagasi pöörduma, kui ka näeme mõningaid üldisi probleeme. Hiljem näeme seda, üks pidi maanduma Hispaanias, mõnel tekkisid probleemid elektrooniliste podidega, mõned pidid pommid varem lahti laskma, igatahes oli seal natuke probleeme. Paljud ei heitnud pomme. Paljud ei heitnud pomme, natuke tehnilisi probleeme, jah. Aga arvestage, et lõpuks lendas umbes 20 F-111 lennukit koos. 27 Casey 10 ja Casey 135 tankurlennukiga. Nii et me räägime sisuliselt ühest tankurlennukist iga lennuki kohta. Jah, sa rikud endale kõik ette ära igatahes. Ei, ma olen tubli, jah. Jah, siis ma lähen minema. Ei, sa pead asja kronoloogiliselt järgima. Sa oled juba rünnakul. Meie oleme siin lihtsalt selleks, et juttu ajada. Keegi meid ei kuula, aga meie oleme siin, et rääkida. See on lõbus, hüppame siit sinna, aga see ongi lõbus. Sest lõpuks meile meeldib neid asju teha. Nii et meil on lõbus. Olgu. Nagu ma ütlesin, siis 86. aastal, kui toimus see kokkupõrge nende MiG-25-tega. Muide F-15 loodi spetsiaalselt selleks, et vastu astuda MiG-25-le. Hiljem, kui see piloot, kui Belenko viis MiG-25 Jaapanisse, avastati, et see on tegelikult jama. Polegi vaja midagi teha. Selleks ajaks oli F-15 saanud väga võimsaks hävitajaks, sest ta pidi konkureerima MiG-25-ga. Rääkisime sellest oma otseülekandes kõige kummalisemate hävitajate versioonidest, mis pole kahjuks oodatud edu saavutanud. Aga olgu. Sellest ajast alates läheb YouTube mõnikord hulluks ja hakkab mõnda otseülekannet soovitama. Olete näinud ka F-21 Boramet, seda Korea lennukit, mis on päris hea. Ja Phenicet, seda helikopterit. Kõik lõbusad asjad. Aga tuleme tagasi meie teema juurde. Olukord 1986 aastal läheb hullemaks, sest sellest sündmusest algab terrorism. Mäletate, ma ei maininud terrorismi niisama. Juhtub kaks asja. 2. aprillil plahvatab Kreeka kohal üks tsiviillend ja tapab 4 Ameerika kodanikku. 2. aprill. 5. aprillil lastakse Lääne-Berliinis õhku üks ööklubi ja seal hukkub 3 ameeriklast, 200 saab vigastada. Tõeline veresaun. Ja siin Saksa ja USA luure pealt kuulavad suhtlust, mis on omistatud Liibüa teenistustele ja mis seovad Tripoli nende rünnakutega. Täpseid ja ümberlükkamatuid tõendeid Ameerika Ühendriikides ei oodatudki midagi muud. Neid nimetatakse täpseks ja ümberlükkamatuks. Ja 9. aprillil annab Ronald Reagan sellele missioonile loa, paludes toetust asjaomastelt riikidelt. Ühendkuningriigilt, kus F-111 lennukid baseerusid, Prantsusmaalt ja Hispaanialt. Ja algselt pidi see olema väga täpne ja väike operatsioon, milles osalevad vaid mõned lennukid, ainult F-111-d, unustage praegu USA merevägi. See pidi olema väga keskendunud ja väike karistusoperatsioon. Ja nii hakati ettevalmistusi tegema. Idee oli rünnata sihtmärke öösel väga suure täpsusega. Miks just F-111? Tänu oma suurele lennuulatusele ja suurele kiirusele madalal kõrgusel oli see noolekujuliste tiibadega hävituslennuk, muudetava tiivaga lennuk, mis suutis ületada Mach 1 jõudes, madalal kõrgusel umbes Mach 1,2 nii. Nii sai madalal kõrgusel rünnates radarite eest põgeneda. Ja mis kõige tähtsam, see pidi olema täppisrünnak. Unustage kõik, mida teate JDM-i, PGM-i
ja tänapäevaste täppisjuhitavate relvade kohta. Unustage kõik, sest tol ajal oli tavaline kasutada tavalisi juhitamata pomme. Ja ausalt öeldes ka lahesõjas, kui ma ei eksi, oli üle 90% relvadest, mis alla visati, juhitamata. Siin on aastal 1986. Midagi oli olemas. Olid televisiooniga juhitavad pommid, mida pidi piloot ise juhtima. Ja siis oli veel Pavetacci süsteem. See oli tolle aja kohta kõva sõna ja töötab kontseptuaalselt siiani. See on kõigi navigatsiooni- ja sihtimiskonteinerite isa, mida me oleme 90-ndatest alates kasutanud. Lantern, Sniper, kõik need pärinevad Pavetassist. Sellel oli vaatlussüsteem, lasermärgistaja ja see suutis sihtmärke iseseisvalt märgistada. Kelle jaoks? GBU-10 Paveway 2 pommide jaoks, millega me kohtume taas lahesõjas. Eldorado Riveris on natuke 91. aasta lahesõja hõngu. Ütleme nii, et jah, nagu me lõpuks näeme, serveeritud. Ja siin ütleb Falcon, et me ei tohi öelda kunstteraapiale ja madalal lennates pääseb radaritest. Väga tõsi. Väga tõsi. Mõtle, on inimesi, kes ei taha kuulda, et õhk rakettidel on lähedusdetonaatorid. Seda ei ole olemas. Seda ei ole olemas. Seda ei ole olemas. Tiibraketid, need lendavad, mõtle selle peale. Need olid olemas, mõtle selle peale. Need teevad ka pöördeid. Ka pöörlevad, navigeerivad teepunktide järgi. Vaadake, mis värk on. Kõik on vale, okei. Seega F-111 on selle missiooni jaoks valitud lennuk. 1960-ndate lennuk, esimene masstootmises olev muudetava noolsusega hävitaja oli F-111. Tõeline probleemide meri, probleemsed mootorid, raske juhitavus. Aga F-versioon, mis oli teenistuses 80-ndatel ja 90-ndatel, oli hea. Nad suudavad pildilt leida natuke kõike ja see ongi tulemus. See ei ole pommitaja. See on regionaalse tegevusulatusega taktikaline hävitaja. Sellel on regionaalne tegevusulatus. Seega lennuk suure kandevõimega, väga kiire, täiuslik selle töö jaoks. Ja näita mulle pilti pärast kokpitti. Ja palun pane tähele. Tolleaegsed filmid, dokumentaalid, mis näitasid tolle aja väga arenenud tehnoloogiaid. See on Pavetak, see paigutati lennuki kõhualusesse kambrisse, aga kontseptuaalselt on see üle võetud, see tähendab, see on ikka veel olemas. Ja F-111 on eriline selle poolest, et tal on Vene stiilis kokpit, kus piloot ja navigeerija või õigemini relvasüsteemide ohvitser istuvad kõrvuti, nagu SU-24 ja SU-34. See on otsimispea koos valgustiga. Millega oli rünnakute ajal mõningaid probleeme, need ei tööta alati laitmatult. Poisid, me oleme osariigis. See kraam oli tol ajal tipptasemel. Need on 70-ndate tehnoloogiad. Aga hindame pingutust, sest kui see töötas, siis Pavetak töötas tõesti väga hästi. See oli paljude hiljem nähtud lahenduste eelkäija. Madalen muide ma panin ka ise ühe pildi, mis oleks natuke parem kui see eelmine. Näete, siin on see koos faasidega. Okei, täiuslik. Seega madalal kõrgusel lähenemine. Võetakse mingi orientiir, näiteks mägi või sild, et aru saada, kus sa oled. Tol ajal ei olnud GPS-i, seega navigeeriti peamiselt kaardi ja orientiiride järgi. Tõustakse kõrgemale, hinnatakse oma asukohta. Hinnangu hindamine ei ole õige. Püütakse aru saada, kus ollakse, püütakse aru saada, kus on sihtmärk ja siis laskutakse, et rünnata. Pommi võis vabastada kõrgemal või madalal kõrgusel, enne vabastamist tõustes, et teha nii nimetatud TOS-pombingut. Kus see siis on? Tule siia. Enne vabastamist tõusmine vabastati tõusu ajal. Nii, et see saaks liikuda ülalt alla ja tabada oma sihtmärki. Võimalusel juhituna. Siin on meil isegi päris foto sellest, mida tolle aja Pavetak teha suutis.
me oleme ka Totoro ajastul, see tähendab 1980-ndatel, aga ka 1990 aastatel. Need pildid kuvati väikestel kattotoruga ekraanidel. Nii et silmade ees ei olnud veel digitaalseid ekraane, kuna tundub, et esimesed MFT tuli 1990-ndatel. Üsna kehva eraldusvõimega. Unustage need suured ekraanid, mida näete tänapäeva hävitajatel alates F-35 kuni Gunni ja helikopter Phoenix AV249-ni. See oli tõesti hoopis teine ajastu. Kui tahad minu esitusel näidata lehekülge 20, siis seal on just üks pilt kokpitist. Kas Fritsato on kohal? Oh jumal, Fritsato on kohal, siis pole midagi. Kahjuks ma ei usu, et saan teile esitluse teha, sest ta oli kohal. Aga ma jätkan selle missiooni jutustamist. F-111, seega F-111 miin F füüsiliseks rünnakuks, sihtmärkide ründamiseks ja katteks F-111A Ravenid, mis on F-111 elektroonilise sõja versioon. Kui Mirko tagasi tuleb, siis ma näitan teile mõningaid pilte nendest F-111-st. Need olid erilised, sest neil polnud maskeeringu värvi, nagu te siiani olete näinud F-111-tel. Neil oli väga hele värv, hall, väga hele, koos mõnede antennide ja elektroonilise sõjapodidega sabaroolil. Nii et see asukoht siin üleval, see suul ja silmapaistev sarnaselt EA-6B-le ja lennuki kere all. Nii sai enne rünnakut vastase radareid segada. Sest ärgem unustagem kunagi, et me tähistame alati pommitajaid või ründelennukeid. Ründelennukeid, mis viivad missiooni lõpule. Aga enne neid on elektroonilise sõjapidamise lennukid, mis segavad vaenlase radareid ja sidet. On lennukid, mis tegelevad vaenlase õhutõrje allasurumise ja hävitamisega, ehk sead ja tead, mis püüavad muuta keskkonda, kujundada lahinguvälja enne, kui saabuvad pommitajad. Ja siis saabuvad pommitajad või ründelennukid. Nii et lõpuks oli EF-111 huvitav, sest see säilitas samad lennuomadused nagu F-111, seega kiirus, võime lennata madalal kõrgusel ja nii edasi. Kuid ta sai neid selles missioonis tõesti saata, nad polnud aeglasemad ega suuremad ega pidanud kõrgemal lendama, nad suutsid missiooni ideaalselt täita. Mac-Manus 56 küsib mult, kas EF-111 oli projekteeritud päästekapsliga. Minu teada olid sellel katapulteeritavad istmed. Võib-olla alguses kaaluti päästekapsli kasutamist, see pandi isegi peale, kuid hiljem loobuti sellest. Ma räägin mälu järgi, võin eksida, aga see on sama tee, mida nägime ka B1 puhul. Sellest loobuti, kapsliga oligi kõik. Oleme tagasi. Tahtsin paluda, kas saaksid palun panna ette 20. lehekülje foto, sest ma tahtsin näidata EF-111 kabiini, et te saaksite aru, kõik on kellad. Unustage tänapäeva ekraanid, unustage kõik. Klassikaline instrumendipaneeliga kabiin, kõik näidikud on analoogsed, väga ilus. Ja palun järgmine pilt ka. Siin on üks skeem, umbes nagu Mirko oma, mis aga toob paremini esile relva kasutamise, ehk siis pommi heitmise, DOS pommitamise. Siis põgenetakse ja minnakse minema. Selge. Samal ajal rääkisime ka EF-111, palun pane ette foto leheküljel 23-24, et saaksime edasi näidata. See on üks EF-111. Erineb kamuflaaž. Fuselaaži all ja sabaroolil näete neid segajaid ja nii edasi. Ja ka järgmine pilt, palun. Näete? Siin on meil omamoodi perefoto. See on tõenäoliselt aastast 1991. Tõenäoliselt. See on kõrbes. Siin näete selgelt erinevust elektroonilise sõjaversiooni ja tavalise lennuki vahel.
aga täna õhtul me ei räägi EF-111-st, nii et liigume edasi. Ja ma küsin teilt ühe küsimuse. Miks EF-117D ei kasutatud? Ma mõtlen selline missioon tiheda ja korraliku kvaliteediga Nõukogude õhutõrje vastu ja sa teadsid seda. Miks EF-117D ei kasutatud, nagu näeme järgmisel lehel? Miks? Sest tol ajal ei teatud veel EF-117 olemasolust. EF-117, millest pidime tegema otseülekande, nüüd tuli meelde, aga ma unustasin selle ära, poisid. Lihtsalt liiga palju tegemist. See oli endiselt ülisalajane, selle olemasolust ei teatud midagi. See avalikustati alles 1988 aastal, kui saladus oli juba veidi lekkinud. Aga 1986 aastal ei tahetud seda Liibüa vastu kasutada, sest kui see oleks sattunud Nõukogude kätte, oleks see olnud suur probleem. Seetõttu eelistati jätkata EF-111 lennukitega. Nii et algne plaan, nagu ma enne ütlesin, Mirko on jälle ära läinud, aga ma jätkan, nägi ette kasutada ainult 6 EF-111 lennukit. Seega pidi see olema tõesti tagasihoidlik ja väike missioon. Selle asemel saadi aru, rahvusvahelised piloodid ütlevad, oleks olnud parem omada suuremat laevastikku, sest kui üllatusmoment oleks kadunud, oleks vaja olnud tugevamat ründekomponenti. Ja nii sündiski idee mitte ainult lisada SAF-i lennukeid, vaid ka paluda abi mereväelt. Ja nii muutubki see väike ja täpne missioon, mis pidi koosnema vaid 6 F-111 lennukist, parajaks monstrumiks, Ameerika Ühendriikide mereväe lennuvägi. Seega ülesannete jaotus. Ameerika Ühendriikide õhujõud kasutavad 24 F-111 lennukit, millest 18 on mõeldud missiooniks ja 6 varuks. Iial ei või teada lisaks veel 5 F-111 lennukit, neist 4 missiooniks ja 1 varuks. Need F-111 lennukid oleksid rünnanud sihtmärke, 3 sihtmärki. Tripolis, startides Lakenheathist ja Upper Hayfordist, seega Suurbritanniast. Ja need oleks teenindanud 28 tankerlennukit. Seega kokku on meil 28 F-111 lisaks varulennukid. Ja 28 tankerlennukit mõttega, et iga F-11 üks tankib alati samast tankerist, et vähendada võimalikke probleeme. Ja nüüd tuleb mängu merevägi. Mirko läks endale teed tegema ja meie räägime Ameerika Ühendriikide mereväest. Aitäh. Merevägi kasutab 2 lennukikandjat. Ameerika ja Coral Sea koos mõne lennukiga. Seega Ameerikalt tõuseb õhku 607 Corsairi 2 lennukit, millest paljud teist pole ilmselt kunagi kuulnudki. Siis kui Mirko tagasi tuleb, kui jumal tahab, näitan teile pilti sellest, mis asi on A7 Corsair. Sest see tõesti kuulub 3. põlvkonda ehk siis 1960. aastatesse. Ja need lennukid tegelevad õhutõrje maasurumisega, neid toetavad Tomplin loomulikult, EA-6B Brawlerid, mis töötavad elektroonilise sõjarežiimis. Meie oleme vahepeal iseseisvalt jõudnud 28. leheküljele. Ma näen, et aeg-ajalt on siin piirkonnas natuke valgust, mis tuleb ja kaob. Olgu 28. lehekülg. Me liikusime niimoodi edasi. Võime vaadata. Siis ikka Ameerikat. 7A6E Benghazi vastu. Nii et rünnatakse Sirte mõlemad külge, Sirte lahte, Tripolit ja Benghazit. 7A6 nad lähevad Benghazi vastu, toetatuna ka siin A7D poolt, mis on Coral Sea pardalt õhutõrje mahasurumise missioonil, kõik on suunatud Benghazi vastu. Ja siin on meil A6D. Ja olge tähelepanelikud, seega. See on F-18 kõige esimene versioon, mis just neil hetkedel hakkas kasutusele tulema õhutõrje mahasurumise missioonil. Teised F-18 samuti. Combat Air Patrol ehk siis sisuliselt hävitajate valve
Prowler elektrooniliste vastumissioonide jaoks. Ja loomulikult on selles kõiges ka avaksid, E2C-d, E2C-d, E2C-d. Palju esmakordset selles Eldorado Canyonis, mille ma teile lõpus kokku võtan. Niisiis, Tripoli ja Benghazi asuvad teineteisest umbes 650 kilomeetri kaugusel. Seega oli mõlema ründamine korraga väga mõistlik. Kui sa olid keskel lennukikandjaga, said mõlemat poolt rünnata, lisaks veel F-111. Tripolis oli 3 sihtmärki. Gaddafi elamukompleks. Gaddafi ise elas Beduiimi telgis, traditsiooniliselt mavasta telgis, see oli talle väga tähtis. Sest Gaddafi polnud rumal. Ta teadis väga hästi, et kui ta tahab võimu säilitada, peab tal olema ka teatud tüüpi imidž. Ja ta pidi võimu erinevate hõimude vahel jagama, ta pidi käituma teatud viisil. Seal Tripolis oli ka tema juhtimiskeskus. Teiseks Bilali Muratsi mereväebaas, mis oli peetud terroristide väljaõppelaagriks ja Mitiga lennujaam. Benghazis olid 2 sihtmärki, väljaõppelaagrid ja Benina lennubaas MiG-23 hävitajatega, mis tuli ilmselgetel põhjustel kõrvaldada. Nagu alati tuli püüda vältida vaenlase hävitajate hävitamist maapinnal. See oli kindlam kui õhus ja vähem riskantne. Oluline oli see, et kõiki sihtmärke tuli rünnata samaaegselt, kell 2 öösel ühe korraga. See vähendas võimalust, et sind pulistatakse, kui sa tiirutad ja sihtmärgi juurde tagasi pöördud. Seega oli sellest palju mõtet. Aga nüüd juhtub midagi. Prantsusmaa, Hispaania ja Itaalia keelduvad mitte ainult baasidest, vaid ka oma õhuruumi ülelennust. See on nende õhuruum, see on nende õigus. Ja seega on lahendus selle kaardi mustad kriipsutused. Tuleb teha maailmale tiir peale ümber Iberia poolsaare, minna läbi Gibraltari, ületada Vahemeri ja minna ülevalt poolt. Lihtne öelda, aga teha on see paras peavalu. Sellepärast meil ongi 28 F-111 ja 28 tankurit. See on väga pikk ring, aga paratamatu. Ja selle lennu ajal tuli vältida avastamist. Nii et nagu Mirko enne ütles, piheformatsioon. Kõik koos, et mitte paista välja sellisena, nagu tegelikult oldi. Ja püüda eesmärgini jõuda. Sihtmärgini teatava üllatusmomendiga, mis on alati väga-väga oluline. Selles kogu USA õhuväe ja USA mereväe ühismissioonis oli loomulikult mereväe toetus väga oluline, sest see kergendas veidi F-111D ülesannet. Ja enne kõike püüdis natuke õhutõrjet kõrvaldada, mis ei tee kunagi paha. Ja nii juhtuski, et 14. aprillil 1986 kell 17 Briti aja järgi tõusid Suurbritanniast esmalt õhutankurid õhku, seejärel F-111D ja kõik algas. 10 000 kilomeetri lendu edasi-tagasi, ütleme umbes 13 tundi. Üks külma sõja pikimaid missioone. See on üks põhjusi, miks see on ajalukku jäänud. Palun Mirko näita natuke pilte alates 34 leheküljest, et saaksime näidatava mõningaid kaasatud lennukeid. Nii, lase käia, see F-111 on kohe allpool. See on see F-111, mida te tunnete. Nüüdseks on see F-versioon ja siis mõned volandfotod. Järgmine pilt kujutab natuke kõike. Esiplaanil on F-14. Ma arvan, et see on lennukikandjal Ameerika, aga ma võin eksida. Ei, tegelikult mitte. Siin on kirjas, et see on lennukikandjal Ameerika. See, mida te näete taba, on A7 Corsair, mis on relvastatud HARM AGM-88 ankiradari rakettidega. Kohe taga, 3. plaanil, näete, et seal on 4 kohta. See on suur lennuk, see on EA-6B, ehk siis Prowler A-6B, elektroonilise sõja jaoks 4 kohaga. On olnud ka üks film Vietnami kohta, kus oli A-6B, aga ma ei mäleta pealkirja. Ma ei mäleta seda, see lihtsalt tuli mulle meelde. Nii et siin kohtuvad 3. ja 4. põlvkond. See on vana foto, must-valge, järgmine pilt näitab paremini
mis asi on A7. See, mida keegi enne arvas olevat tankurlennuk, ei ole. See tegi paberit. Ja see oli ka ründelennuk. Üsna hea jõudlusega ka tolle aja kohta, kui rääkida pardal olevast lennukist. Järgmine Mirko, palun. Sel juhul kasutasid nad AGM-45 pärast Schrike. Siin oleme üleminekuperioodil. See on F-18A. Sul on õigus, Mirko, sest siin oleme üleminekuperioodil radarivastaste rakettide osas. Strike Strike'id AGM-45 Vietnami ajast olid üsna kehvad, need polnud eriti tõused. AGM-88 oli palju parem. Seega sel perioodil kasutati esimest korda AGM-88-sid ja viimaseid AGM-45-sid. Nii et siin toimub tõeline põlvkonna vahetus. Siiski, mõlemad toimisid hästi, ka 45D toimisid hästi. Nii et F-111 piloodid said sisuliselt vabalt tegutseda. Jah, kuigi nad kaotasid hiljem ühe lennuki ja kohe jõuame selleni. Lähme edasi, tahad mõne küsimuse võtta? Ei, ma jätkan. Okei, ma jätkan. Ma jätkan. Relva kasutusreeglid, sest enne ütles Mirko, et oli hirm, muidugi suur hirm kõrvalkahjude ees. Loomulikult poliitilise maine ja muu sellise pärast. Väga piiravad. See tähendab, et F-111 võis selles olukorras rünnata ainult siis, kui kõik sihtmärkide tuvastamise süsteemid töötasid ideaalselt. Töökorras. Sa ei saanud pimesi pommitada, kui märgistussüsteem ei töötanud. Jah, seega sihtmärkide kindel tuvastamine ja kõik lennuki kriitilised süsteemid missiooni juhtimiseks pidid olema täiesti töökorras. Miks? Sest nad tahtsid igal juhul vältida kaasnevaid kahjusid, mida tegelikult siiski tekkis. Sest kahjuks, kuigi proovitakse, ei õnnestu see alati. Natuke nagu naistega, täpselt sama. Lennukite piloodid olid volitatud missiooni katkestama isegi viimasel hetkel, isegi rünnaku lõppfaasis, kui esines tehnilisi probleeme. Ja kogu selle juures peeti pavetakit ülioluliseks, sest see oli ainus vahend, mis neil oli täpseks pommitamiseks, et muuta rünnak võimalikult täpseks. Seejärel ei olnud see tegelikult eriti täpne. See tähendab näiteks esimene F-111 laine, esimene tabas märki. Teised mitte, teised AT-3D mitte. Ei. Teised pidid pommid vabastama, elektroonilised süsteemid ei töötanud ka teiste puhul, nii et oli palju jama. Palju tehnilisi probleeme, sest enne tegutsemist, nagu ma enne ütlesin, elektroonilise sõja ja õhutõrje mahasulumise lennukid. F-111D, mida oli 18, jagunesid 6 kolmeliikmeliseks formatsiooniks, et rünnata oma sihtmärke. See kestis vaid mõne minuti, mitte tosi minutit. Gaddafi telki ei tabatud, pihta sai selle lähedal olev koht. Aga huvitav on see, et Liibüa õhutõrje oli täiesti ärkvel ja võttis F-111D vastu üsna suure innuga. Nii väga, et üks F-111 lasti alla. Mõlemal meeskonna liikmed hukkusid, neid ei leitud kunagi ega toodud tagasi. Ma usun, et palju aastaid hiljem tagastas Liibüa osa lennukist. Ma ei mäleta täpselt midagi sellist. Ja teine F-111 maandus tagasiteel Hispaania Rota baasis mootoriprobleemide tõttu. Mootoriga oli probleem, kuid tabamust ei saanud. See oli lihtsalt mootori probleem, vabandust. Aga üks F-111 sai tabamuse, piloodid katapulteerusid, kuid nende langevari ei avanenud. Nii et kapsliga... Põhimõtteliselt veepinnale kokku põrkena. Kas neil oli kapsel või oli neil katapultiste? Sest minu arvates oli F-111 F-l katapultiste, mitte kapsel. Tuled üle kontrollida, tead? Kontrolli sina samal ajal, kui mina räägin, palun. Hästi. Selgub, et see oli kapsel. Kapsel ei olnud seda katapultistet. Selge, ma eksisin. Nii et oli kapsel, on olemas video. Just Rolling Steeli video. F-111 ja selle võluv päästekapsel. Ja kas F-111 FL oli ikka veel kapsel? Versioon. Siin pole täpsustatud, vaatame. Olgu, ma jutustan see nii edasi. See on kahtlus, küsimus nagu.
Tundub, et rünnak põhjustas siiski umbes 40 tsiviilohvrit. Mitmesugused kahjud. Tuleb ka öelda, et maapinnale langenud mürsud ja liibüalaste kasutatud õhutõrjemürsud põhjustasid mitmeid kahjusid. Kuid siiski oli kapsel. Kõik korras. Sain veel ühe sõna selgeks. Ma ei mäletanud seda. Hästi. Nii et ohvreid oli umbes 40. Kui soovid, pane lehekülg 40 või 41 ette. Nii see siis oligi. See oli tõesti vana süsteem. Tõeliselt 60ndate hõnguga. Ma arvasin, et nad olid selle viimase F-111 versiooni peal välja vahetanud. Keegi ei teadnud seda. Kui paned palun ette lehekülje 41, näitame natuke pilte Pavetatsist. Näete, just seda nägi piloot Pavetatsi katood kiire toruga ekraanilt. Väga kõrge resolutsioon. See, mis meil täna on muidugi ulme võrreldes sellega. Need on esimesed sammud või isegi mitte esimesed. Loomulikult tehti tööd. Järgmine pilt näitab teile, vaadake milline on resolutsioon. Siin on näiteks Antonovi transpordilennukid, mida F-111 on korralikult sihtinud. Mulle tundub, et need on hävitatud. See on siis, kui nad tabasid ühe Vene päritolu Liibüa patrull-laeva, eks? Mulle tundub küll, jah. Vähe seotud, need on need Iljushinid, see on selge. 3 hävitati ja 1 sai kahjustada. Ja see ongi lahingukahjude hindamine. STR-71 Blackbird, mida me kõik mäletame kui imelist lennukit, kasutati tol ajal, muidugi milleks, kohvi tegemiseks. Ei, seda kasutati luuretegevuseks. Antud juhul lahingukahjude hindamiseks, ehk siis selleks, et näha, mida oli rünnakute käigus hävitatud. See on foto Benina lennujaamast, kus on näha tükkideks tehtud MiG-23 hävitajaid. See oli väga oluline, sest tegemist oli üsna ohtliku hävitajaga. Seda peeti ohtlikuks ja parem oli see kõrvaldada. Seal olid ka topelteesmärgid, mitte ainult flogerite hävitamine, vaid ka MiG-21D ja helikopterite hävitamine maapinnal. Aga teises baasis, mida tabati seal Benghazi ranniku ääres, oli angaar, kus liibüalased panid kokku migid. Jah, ka hooldus, õige. Max Petsota küsib meilt, kas F-111 on Ameerika Tornado. Tegelikult on see pigem vastupidi, sest F-111 on pärit 60-ndatest, Tornado loodi 70-ndatel. Nii et kontseptuaalselt, aga igatahes 105. Ja need on väga erinevad lennukid. F-111 on tõesti suur lennuk, see on taktikaline pommitaja, peaaegu regionaalne, Tornado seda ei ole. Väga erinevad asjad. Aga igatahes on see naljakas, sest Ma ütlesin, et see on Thunder Chiefi järeltulija. Rafineeritum paremate omadustega, jah. Ütleme nii, et muudetava noorsusega tiib andis oma parima just 60-ndate ja 80-ndate vahel. Pärast seda tulid äärmiselt võimsad, usaldusväärsed mootorid ja seda polnud enam vaja. Muudetava noolsusega tiiba pole enam vaja. Ka taktikad muutuvad. Madalal kõrgusel, suurel kiirusel, läbimurdmine jäetakse 90-ndatel täielikult kõrvale ja parem on lennata kõrgemal. Tegelikult ei tee seda tänapäeval enam keegi, vaid ainult väga erilistel juhtudel. Ei, ka Tornado pidi end ümber leiutama, F-105. Jah, F-111L oli palju paremad omaldused, see oli palju nõudlikum lennuk. Sellel olid pöörased omadused, sest kujutage ette, et F-111 suutis madalal kõrgusel lennata kuni Mach 1,2. See oli tõeliselt pöörane asi. Aga milleks selle vaja oli? Sest pärast seda seadsid end väga ohtu. Väga vastase õhutõrje tule alla, nagu ilmselt kunagi ei saadudki teada, mis juhtus selle alla tulistatud F-111. Arvatakse, et see oli rakett Liibüas, aga see pole kindel. Ei. Vaadates viimaseid andmeid, praeguseks tundub, et see oli rakett. Paljud piloodid ütlesid, et tol ajal ei suutnud ükski teine lennuk saavutada F-111 kiirust, kui see lendas umbes 100 jala kõrgusel. Jah, see oligi selleks loodud. See oli selle jaoks optimeeritud ka mootorite poolest. Tal olid väga probleemsed mootorid, mis olid sugulased Tomcati TF-30 mootoritega. Kuid kui nad jõudu andsid, siis andsid nad seda korralikult. Olgu, see naljakas asi, millest me enne rääkisime, naljakas, huvitav, on see, et 18 F-111
suutsid ainult 4 pomme heita. Nii et mis see on 25 korda 4, 8, 4, 8, 12, 16, alla 25% suutis oma relvad heita. Teistel olid kas rikked või ei olnud võimalik sihtmärke kindlalt tuvastada. Mina ütleksin ka pilootide väsimus, sest mingil hetkel inimlikult võttes oled sa lihtsalt tohutult palju lennanud. Nagu Mirko enne ütles, käed värisesid ja võib-olla olid sa ka natuke väsinud. Esimesel rünnakul Gaddafi pihta tegi esimene piloot täpse tavamuse. Muide, Gaddafi pääses surmast vaid 30 minuti võrra. Tundub, et ka tänu Itaalia hoiatusele. Tema kompleks sai kannatada, see tähendab maja, kuid tema ise oli enam-vähem väljas ja kasarmus. Teised 3 viskasid pommid, kuid need läksid tühja. Teistes juhtumites tapsid nad ka tsiviilisikuid, umbes paarkümmend, ma ei mäleta täpselt, kui palju neid oli. Sageli, kui liibuja õhutõrje neid ründas, viskasid nad lasti maha ja lahkusid. Mõnel tekkis probleeme juhtimissüsteemiga, aga mitte ainult neil. Ka korsarid ja prowlerid kogesid probleeme. Eriti siin, kus meil on rünnak flogerite ja lennujaama vastu, samal ajal kui nad pidid ründama piirkonda, kus lennukeid värviti ja kokku pandi. Juhtimissüsteem ei tööta. Ja seetõttu pidid nad sihtmärgile minema sisuliselt mälu järgi, see tähendab visuaalsete märkide põhjal sellest, mida olid briefingul õppinud. Ja. Aga tead, me olime ikkagi üsna keerulisel ajastul nii arenguliselt kui ka tehnoloogiliselt, see on arusaadav. Aga huvitav on see, et selle operatsiooni praktiline kogemus, selle valgus- ja varjupooled oli ameeriklastele õpetlik, sest nad mõistsid nii head kui halba, said aru, mida nad peavad parandama, aga ka seda, mida nad suudavad teha. Sest see operatsioon oli tõesti erakordne just juhtimise seisukohalt. Mul on sulle selle kohta üks küsimus. See sõltub, kui meid kutsutakse, kui juhtub. Oleme Cuneos, see on varsti, mis on 9, kui ma õigesti mäletan. 6 või 7, millal on pühapäev, oota ma kohe vaatan, 7. juuni pühapäeval Cuneos. Nii, pühapäev 7. juuni Cuneos. Nojah, me kuulutame selle välja erinevates sotsiaalmeedia kanalites, kanalil ja nii edasi. Igatahes, Davide Katsatore, kui sul on võimalus meid aidata midagi Roomas korraldada, siis me teeksime seda hea meelega. Hästi. Ja vaatame selle operatsiooni strateegilisi tulemusi, sest nüüd kõigi nende operatiivsete jamade kõrval, kuidas siis on? Kuidas läks tubli Marco Marzilli viimane rünnak 91 aastal, kohal oli ka William Defoe. Mulle tundub, et see on eriline. Näed, A6 lendavad madalalt, teevad seda, mida peavad tegema, seal kus vaja. Aga mitte köisraudtee kaablite all, sest seal on inimesed surma saanud. Hästi, strateegilised tulemused pärast operatiivset osa, mis on huvitav ühes mõttes, strateegilised tulemused aga teises. Mida tõestas operatsioon Eldorado Canyon? Esiteks Ameerika Ühendriikide projitseerimisvõime, kes tegid tõeliselt muljetavaldava sammu ja otsuse, mida tänapäeval kinnitab ka ajalugu. See jäi jälle seisma. Ja ka täna on Ameerika projitseerimisvõime eriti oluline. See muutus 90ndate jooksul üha olulisemaks. Gaddafile oli see rünnak šokk ja sümboolne kaotus, aga ei, see polnud tragöödia. Aga kindlasti sai ta hoobi, sest ameeriklased näitasid, et suudavad tungida tema Nõukogude päritolu kaitsesüsteemidesse. Ja mis see on MiG-23 ka? Ei, jah, see on 23. Jaa. Jah. Siin. Jah. Tänapäeval on haruldane näha suurt MiG-23. Juba. Siis kritiseeriti seda ka palju. MiG-27 on veel hullem, need olid natuke sellised lennukid. Ja Eldorado Canyon tähendas Liibüa jaoks seega hoopi. Ja sellest hetkest alates
ütleme nii, et Gaddafi väldib Ameerika ärritamist edaspidi. Ta mõistab, et Washington ei kõhkleks Tripolit uuesti ründamast ja et neil on vaieldamatu õhu- ja mereülekaal. Andrea Bertolo, Itaalia ei andnud rõhuruumi, kuna see oli keeruline küsimus. Ma leidsin teistsuguseid põhjuseid ja jõuan nendeni, kuid arutelu on avatud, sest see oli aeg, mil Ameerika Ühendriikide ja Itaalia vahel oli vastuolud. Kohe jõuan selleni, ma just tahtsingi selle teemani jõuda. Nagu näha, ei ole mu esitusoskused just kõige paremad. Ei, asi on selles, et kui taust on roheline ja lennuk on roheline, siis rohelise ekraani tõttu kaob roheline automaatselt ära. Sellepärast sa näedki seda natuke imelikku efekti, kui ma rohelise ekraani eemaldan, siis on kõik täiesti selge, ei rohkem ega vähem. Lihtsalt, et anda aimu, tegelikult olid need kõik tohutult suured lennukid. Selle F-14 proportsioonid, need kõik on tõesti väga suured lennukid. Jah, kui sa paned need kõrvuti samas mõõtkavas, on need muljetavaldavad. F-111 oli mul poisina olemas, võrreldes sellega oli see nagu dinosaurus, see oli palju suurem. Väga ilus, selle kinkis mulle üks sõber. Okei, nii, poliitilisest vaatenurgast. Ameerika Ühendriigid annavad maailmale tugeva sõnumi. See tähendab, et Ameerika Ühendriigid ei ole valmis terrorismi taluma. Ja nad kasutavad jõudu isegi selle nimel, et rünnata toetajariike. Ronald Reagani kuvand tugevneb ja avalikkus toetab teda selles. Tehke nüüd paralleel tänapäevale. Tehke paralleel viimaste Ameerika sekkumistega. Ja kas teate, kes veel teine tolle tegelane, Margaret Thatcher, kelle positsioon tugevnes vaid osaliselt? See tähendab, et tema suhe Ameerika Ühendriikidega tugevnes, aga tema maine jäi pigem samaks. Sest on neid, kes kiidavad heaks ja neid, kes mitte. Ja nüüd ma selgitan, miks. Kindlasti hakkab Raudne Leedi endale Falklandi nime teenima, aga ka siin, sest ta ei tee endale eriti palju süümepiinu. Terroriste tuleb rünnata, Ameerika Ühendriike tuleb toetada. Hästi. See võib meeldida või mitte meeldida, loomulikult võime sellega nõustuda või mitte, aga Euroopa, kõigepealt tuleb öelda, et Gaddafi oli Euroopa jaoks nii armastus kui ka vihkamine. Nii geenius kui ka hullumeelsus. Sest ta tekitas meis hirmu terrorismi pärast, sest me kõik teadsime, et selle taga oli terrorism. Et terrorismi taga oli Liibüa. Kahtlus oli olemas. Aga ta oli meie oma tõbras, sest kogu Euroopa, eriti Itaalia, ajas temaga äri. Meil olid Liibüas suured huvid, eriti Itaalial, aga kogu Euroopal, gaasi ja nafta ammutamise tõttu. See oli ka küsimus infrastruktuuride rajamises, ettevõtetes, mis seal töötasid ja nii edasi. Seega nende rünnakutes osalemine tähendas seada end Liibüa terrorismi ohtu ja kaotada positsiooni rahvusvahelises äris. Kaubandus, tööstus, süsivesinikud ja nii edasi. Seetõttu oli Euroopa väga ettelaatlik, Prantsusmaa ja Hispaania keeldusid just sel põhjusel. Ja siis oli ka Nõukogude Liit, mis oli Liibüale väga lähedal ning sooviti vältida selle ärritamist. Euromissilite kriis polnud siis veel nii kaugel ja seetõttu oli ka teatav hirm seoses Gaddafi ja Nõukogude Liidu suhetega, mida ei saa unustada. François Mitterrand Prantsusmaal oli veelgi erilisemas positsioonis, sest Prantsusmaa soovis eristuda Ameerika Ühendriikide välispoliitikast. Seega soovis ta olla iseseisev, ta ei tahtnud lihtsalt järgida teisi. Lisaks oli Prantsusmaal tollal Põhja-Aafrikas tugev mõjuvõim, palju rohkem kui täna, ja seetõttu ei tahtnud ta selle maailma piirkonnaga liigselt tülli minna. Javelin Bussi, kas ma jäin sellest ilma? Kas see on Felice Kakamo lennuefekt? Tal oli läbipaistvus kateloki peal. Graveeritud. F-111L oli igatahes omapärane kuju. Mina, kes olen üsna vana, hindan sellist disaini väga. Ma tean, et olen natuke vanamoodne. Hispaania. Ütle.
enne kui edasi liigume, tuletan teile meelde, kes tänast otseülekannet sponsoreerib. See on muidugi NordVPN, mis on hetkel kõige arenenum VPN, sest see sisaldab ka järgmise põlvkonna viirusetõrjet ehk viirusetõrjet, mis põhineb ka tehisintellektil. Seega on kasulik mõelda NordVPNist mitte ainult kui tööriistast, vaid kui kilbist sinu digitaalse elu jaoks. Täielik ja ülimalt intuitiivne kaitse kõik ühes rakenduses ja ühe tellimusega. Meie järgmise põlvkonna viirusetõrje koos VPN-iga on ideaalne kaaslane internetis surfamiseks. Koos on teil praktiliselt võimas tõke veebiohtude vastu, mis võivad teie uksele koputada. Pettusevastane, andmepüügivastane, blokeerib petulehti, kahtlaseid linke, pahavaravastane, sest see skaneerib ka faile, mida te alla laadite ja blokeerib pahavara enne, kui see jõuab midagi teha. Jälgimisvastane, sest see kaitseb teid peale tükkivate reklaamide eest ja eelkõige hoiatab teid, kui sisse tulev kõne võib olla potentsiaalne pettus. Paranda oma veebikaitset kõikehõlmava turvarakendusega. Muide, saate siin Parabellumis eksklusiivse NordVPN-i pakkumise koos 4 lisakuuga, kasutades koodi, mille leiate vestlusest ja kirjeldusest. Lisaks saate seda proovida 30-päevase raha tagasimaksega, kui see teile ei meeldi, võite selle lihtsalt eemaldada. Kui kasutate siin olevat QR-koodi, ei pea te isegi lingile klõpsama, lihtsalt skännige ja minge edasi. Ja mis kõige tähtsam, toetate kanalit ja meie tööd. Te kaitsete end ja toetate meid. See on kõigile kasulik olukord. Vaevalt. Aga kes siis pärast kuud aega selle tagasi annab? Kõik hoiavad selle endale. No olgem ausad, see on jama. Miks sa peaksid? Hästi, Hispaania oli 80-ndatel erilises olukorras. Kas te mäletate, et Hispaanias oli olnud Caudillo režiim? See oli juba mõni aasta tagasi kukkunud. 82 aastal oli Hispaania liitunud NATOga, kuid see oli ikka veel väga lõhestatud, väga killustatud riik. Ja nad kartsid väga terrorismi ning eriti kartsid nad muutuda militaristlikuks, toetada militaristlikku poliitikat. Nad olid sellest juba läbi käinud, ütleme nii. Nad olid selle juba üle elanud. Jah, et Francisco Franco, igatahes Hispaania liitus NATOga alati suure poleemikaga. Hispaania oli tõesti väga raskes olukorras. Nõukogude Liit loomulikult mõistab Nõukogude Liit reidi hukka ja süülistab Washingtoni rahvusvahelise õiguse rikkumises. Loomulikult tõuseb ka ÜRO sees suur kära, aga see on ka kõik. Rohkemaks ei minda. Kindral Kapitini terav protestinud, sest 1986 aastal ei ole Nõukogude Liidul just parimad ajad. Sel ajal on võimul Gorbatšov. Pärast 2 lühikest gerontokraatlikku perioodi, Andropovi ja Tšernenko ajal, vist Tšernenko, lühikesed vahemikud on seal Gorbatšov, kes hakkab mõtlema Nõukogude Liidu arengule, muutusele. Ja tal ei ole tahtmist hakata arutama Liibüa üle. Seega teeb ta vaid seda, mida peab tegema, kuid ei lähe tegudeni. Mis juhtub pärast 1986. aastat, pärast Dorado Canyonit? Juhtub see, et Liibüa jääb endiselt samaks. See oli näiteks pilt Situation Roomist. Vaadake televiisorit. Kas see oli veel mustvalge? Ei, see oli värviline. Aga ma mäletan oma vanavanemate televiisorit, kus pidi püsti tõusma ja sõrmega kanaleid vahetama. 6 kanalit. See oli tõesti hoopis teine maailm. Ka sisustus oli selline. Siis suitsetati seal sees nagu hullud. See oli täiesti teine ajastu, härrased. Veidi nostalgiat, veidi igatsust. Aga mitte kõige suhtes. Hästi. Pärast 1986. aastat jätkab Liibüa siiski rahvusvahelise terrorismi toetamist. Kas te mäletate Lockerbie pommirünnakut? Pan Am 103 lend plahvataks Šotimaa kohal 1988 aasta detsembris. Seega olid Liibüa rahastatud terroristlikud võrgustikud endiselt aktiivsed. Liibüa andis 80-ndatel relvi kõigile, kes soovisid. See oli tõesti tõrjutud riik, tõeline kaabakas riik. Nad olid samal tasemel kui Põhja-Korea. Aga just neil aastatel tuli välja film Delta Force, kas oli Norris,
mis ongi juhuslikult inspireeritud just sellistest olukordadest, lennuki kaaperdamised, terrorism ja nii edasi. Lahkunud Chuck Norris. Alati lahkuvad parimad. Ja halvimad jäävad alati siia. Ja mul tuleb üks kohe meelde. Nagu Badunis öeldakse, Chuck Norris ei surnud, vaid tal oli lihtsalt abi vaja. Aitäh. Kord kuulsin ütlust, et liha on kurb ja isegi Kristus ei hooli sellest. Olgu. Okei. 1988 aastal alustan uuesti, sest pärast Lockerbeed hakkavad Ameerika Ühendriigid süüdistama Liibüat keemiarelvade tootmises. Aia, katseklaas. Katseklaas on meie seas, elab ja võitleb koos meiega. Ei, nii kaugele ei minda. Aga juhtub nii, et Gaddafi ei ole mees, kes alla annab. Gaddafi ütleb, kui Ameerika Ühendriigid proovivad, siis tema vastab. Nii et on teatav pingeline olukord, ka Gaddafi ei allu Ameerika Ühendriikide ähvardustele. Ja taas 1989 aastal läheneb lennukikandja Kennedy Liibüa rannikule rahvusvahelistes vetes. Kohale saabuvad 2 MiG-23 ja F-14 hävitajad tulistavad need taas alla. Nii et 80-ndatel oli F-14 hävitajatel Vahemerel tegevust küllaga. Top Gun M1 algabki sõnadega, et kusagil Vahemerel on nad ammutanud inspiratsiooni päris ajaloost ja paljudest päris sündmustest, sealhulgas F-14 lennukitest ja nende puudustest. On tõsi, et filmis leiutatakse kuulus MiG-20 või mis oli 25 või 27, need kuulsad MiG-25, 27. MiG-28. MiG-28, mida pole kunagi olemas olnud, on tore, kui saad teha enam-vähem samasuguse kujutise. Nii. Sa peaksid üksteise peale panema, kui nad teevad rahvusvahelist diplomaatia. Tagurpidi lendeks. Nii. Aga me oleme tõesti mitte eriti professionaalsed, kui me neid asju teeme. Ei, sa oled väga professionaalne. Pole midagi professionaalsemat olemas. Ei, sa lihtsalt naerad selle üle. Ja sina saad ka, ma olen teinud paar, võin öelda, eraviisilist koosolekut OSCE inimestega. Ja mida nemad teevad? Nad kasutavad palju nii mudeleid kui ka muidugi käsiraamatuid, et üksikuid sõidukeid ära tunda. Ja tegelikult on kasulik neid alati silma all hoida, sest nii tunned asjad ära. Kuna tänapäeva mudelid on juba täiesti detailirohked, isegi kokpit seespoolt. Kui peab kiiresti ära tundma, siis võin kinnitada, et kui need on silma all, aitab see väga palju. Fotod ja mudelid isegi siluettide kaugelt ära tundmiseks kasutatakse ka sõjaväes. Kas sobib? Seal oli Šveitsi armee, otsige üles üks video, see on väga huvitav. Äärmiselt algeline arvutitankistidele, mille tegi Šveitsi armee, kus sa olid sisuliselt mudeli sees koos kaameraga plastist maketi sees ja liikusid ringi. Ja sa olid kabiinis sees. Ja kabiin simuleeris sisuliselt tanki liikumisi. Kõik oli tehtud maketina. Ja see muuseum on siiani olemas Šveitsis. See tankisimulaator Šveitsis. Tehtud nagu plastikust makett koos mudeliga. See on üks 70. asi. Aga see oligi neil olemas. Ei olnud sellist elektroonikat nagu meil, ega selliseid simuleerimissüsteeme nagu meil. Simulaatorid 70-ndatel. Ma sain aru, et nad olid harjunud Apache'ga, tulevihmaga ja selliste asjadega ja nii edasi. Aga 70-ndatel tehti selliseid asju, mis tunduvad täna mõeldes täiesti uskumatud, vaadake. Selliseid asju tehti 70-ndatel. See on tankist masina sees, kes tegelikult liigub peaaegu hiiglaslikul maketil, mis simuleerib kõike, mis seal on. Ja seega need siluetid, mille pihta ta tulistab ja nii edasi, on kõik mudelid, sest need näitavad mudeli vaatevälja. Kui lahe, aga milline leidlikkus? See on tankisti vaateväli mudeli sees. See on asi, mille peale kulutaks rohkem kui ühe korra. Ei tea. Olen teinud dioraami. See on dioraam, kus sa liigud mudeli vaatenurgast põhimõtteliselt. Aga kas sa oled mõelnud, et tänapäeval lennatakse vähem? Kõike tehakse vähem, kõike tehakse arvutis. Kõik on külmem. Me ei arenda enam isegi lennukeid nii, et paneksime need lendama. Seda sellepärast, et on olemas arvutuslik vooludünaamika,
mis võimaldab sul näha lennuki aerodünaamikat ekraanil, aga asi on keeruline. Aga näed, kuidas me oleme aeglaselt arenenud. Olgu, lõpetan 1989 aasta teema. Ja siis läheme edasi mõne krõbedama teemaga. Nii et peatume siin. 1989 aastal toimus kokkupõrge, 2 MiG-23 tulistati Tomcatide poolt alla ja peatume siin, sest praegu on 1989. 9. novembril 1989. Ma mäletan veel, et televisioonis olid inimesed, kes lõid haamriga ühte seina ja küsiti, aga mida see sein sulle tegi? Olin noor, ei saanud aru. Aga külm sõda saab läbi. Gaddafi jääb poliitiliselt isoleerituks, sest tal pole enam oma Nõukogude patrooni. Ta kaotab suure osa poliitilisest, strateegilisest ja sõjalisest toetusest, mis tal oli 70. ja 80. aastatel. Ja sellest tulenevalt väheneb ka avatud vastasseis Ameerika Ühendriikidega. Seal, nagu sa näed, hakkab Egiptus üldiselt oma liitlasi vahetama, sest enam ei ole seda täielikku Nõukogude toetust. Muidugi. Aga järgmisel leheküljel esitame endale küsimuse. Räägime elevandist toas. Sest siin näen, et aeg-ajalt visati ka kommentaare ja paljud rääkisid võimalikust hoiatamisest. Siis küsimus, kas Liibüat hoiatati, kas Gaddafit hoiatati? See on küsimus mõistlik, sest Gaddafi lahkus oma kompleksist vaid mõni minut, pool tundi enne rünnakut ja Liibüa õhutõrje reageeris väga kiiresti. Nii väga, et üks F-111 lasti alla. Nii et mitte esimeses faasis. Esimeses faasis tabas neid üllatus. Esimese 2 lainega, kus kasutati AGM-88 ja 45, tabas neid üllatus. See tähendab, et oli ka kommunikatsiooniprobleeme. Näiteks Benghazi poolel oldi küll valves, aga omavahel ei suheldud. Umbes nii. Ja seetõttu ei jõudnud nad radareid sisse lülitada enne, kui need maha suruti. Aga sa räägid mereväe rünnakufaasist, mis läks üsna hästi hoolimata probleemidest, kuid kui F-111 kohale jõudsid, sattusid nad tule alla. Kui nad hiljem saabusid, siis loomulikult ei kasutanud nad kõike, sest suurem osa oli juba esimeses laines maha surutud. Esimeses laines. Lisaks ründasid nad kõrbest, mitte merelt. Siil oli ka üks ring. Ei, enamik tuli merelt ja ainult üks rünnak. Mulle tundub, et 6 neist saabusid lõunast ja just nemad pommitasid lennujaama. Jah, täpselt, nad üritasid maha suruda. 76. Jah, nad proovisid ja osaliselt neil õnnestus. Aga küsimus on õigustatud. Ja siis on ka tõsi, et rünnakut natuke oodati. See tähendab, loogiliselt võttes oodati mingit Ameerika tegevusteks. Siis olid Liibüa õhutõrjejõud valmisolekus. Nii nagu täna oli Inglismaal kohe kohal Inglise ajakirjandus, kui nad sinna jõudsid. Itaalia ajakirjandus kajastas Vahemere õhubaase. Vahemeres olid Vene hävitajad. Võib-olla nad nägid midagi. Seal oli kõike. Nii et see on väga võimalik, see on väga loogiline ja siin ei ole tegemist vandenõuteooriaga. Kõik tingimused olid olemas, et neid nähti, eriti kuna neid oli palju. Räägime 28 pluss 28 lennukist, sealhulgas tankimislennukid, päris suured masinad. Ja nad lähenesid Maltale. Malta asub otse Vahemere keskel. Need asjad ei ole just Delf-tehnoloogiaga, kas me tõesti tahame uskuda, et keegi ei näinud midagi, et mingit teadet ei tulnud, no kuulge. Ja siis on veel Itaalia. Ja siin ongi kõige vastuolulisem teooria, sest juba aastakümneid on liikvel oletus, et Itaalia ringkonnad olevat Gaddafit hoiatanud. Võib-olla helistas isegi Craxi Gaddafile. Ehkki oletusi on palju. Dokumenteeritud tõendeid minu teada ei ole. On olemas avaldused, on palju asju, aga kindlust minu teada ei ole. Muidugi, oleksin õnnelik kui eksin, aga miks oleks Itaalia pidanud Gaddafit hoiatama? Ka siin oli selles mõte olemas, sest kardeti Vahemere destabiliseerimist, kardeti, et Itaaliat peetakse koostöötegijaks ja seetõttu oleks see kahjustanud meie tööstussuhteid, majandussuhteid ja nii edasi. Terrorismi hirm Itaalias, energiahuvid Liibüas, NIX. Siis oli ka suhe Ameerika Ühendriikidega, mis polnud just idülliline, sest juba Achille Lauro kaaperdamise ajast Sigonella vastasseisust ja nii edasi. Millal see oli?
siis tuli välja, et ta tegi annetusi ka sotsialistidele ja erinevatele inimestele Lõuna-Ameerikas. Muide, ta oli seotud toetusega, aga mitte ainult tema. Kui minna veeldi kaugemale tagasi, siis on Eni seotud Matei kaudu Alžeerias ja nii edasi. Meie oleme alati püüdnud taluda, ütleme nii, segadusi Liibüas ja nii edasi. Püüdsime veidi õõnestada prantslast omi, mis võisid mõjutada ka meie huve. Ja kindlasti see mõte, mis jõudis Ameerikani, et nad kukutavad Gaddafi, kes oli küll veidi hull, aga siiski juhitav. Sest tegelikult, ütleme nii, tal polnud tegelikku võimekust teha ei tea mida. Ja et ikkagi kas siis hästi või halvasti toimus mingi vahetus, nii majanduslik kui ka kultuuriline. Liibüas oli palju Itaalia koole. Paljud neist tulid Itaaliasse õppima, eriti meditsiini. Muidugi. See kõik oli loogiline, me ei taha teha ei tagantjärele tarkust ega vandenõuteooriat. Aga kui me mõtleme, kui Gaddafi oleks hukkunud või kui Ameerika rünnak oleks olnud liiga edukas ja Gaddafi oleks kukutatud, kas siis poleks Itaalia huvid saanud liiga rängalt kannatada? Kas te mäletate 2011 aastat, kui prantslastele ja inglastele tuli see tore mõte Gaddafi kukutada koos ameeriklaste toetusega? Itaalia oli muidugi vastu, aga mitte sellepärast, et Gaddafi oleks olnud hea. Gaddafi oli see, kes ta oli, tema režiimid. Aga ta oli juba vana, ta käis juba ka Itaalias külas, Gaddafi. Kui sa tõesti tahtsid teda eemaldada, siis õige aeg oleks olnud 70-ndatel või 80-ndatel, aga ta eemaldati 2011 aastal, kui juba oli teada, et ta oleks nagunii maksimaalselt 10 aasta pärast läbi saanud. Looduslikel põhjustel polnud selles eriti mõtet, nad eemaldasid ta, nad avasid Pandora laeka. Ja Liibüa teemal tegime tegelikult veel ühe saate, minge otsige see üles. Tegime otse ülekande kolonel Stirbega, kes tegeles sihtmärkide määramisega Liibüas. Ja koos Markutsiga ja tema ütleb, et ta tegi oma tööd, aga kui ma küsisin, püüan meenutada, mida kolonel Stirpe ütles. Stirpe ütles, mina tegin oma töö ära, aga kui siis küsiti, kas pärast on mingi plaan, vastati meile vaikusega. Nagu Iraagis 2003 aastal. Võit ega eriti küll mitte. Muide, meie oleme väga olulised, sest itaallastel oli ikkagi Liibüa kohta toimik ja palju põhjalikumad teadmised Liibüast kui kõigil teistele. Jah, ka sellepärast, et me oleme alati püüdnud ajada oma asja ilma liigse arrogantsita, alati kompromissile minnes. See võib, nagu ma ütlesin, meeldida või mitte meeldida. Aga fakt on see, et Liibüa ja Itaalia kõigi Gaddafis puudustega suutsid, nagu sa ütlesid, mõneks aastakümneks korralikku suhte luua. Raske tasakaal. Tasakaal, mis ei pruugi meeldida, ei pruugi olla ideaalne. Ma ei väida vastupidist, kuid võib-olla oleks pidanud ka seda arvestama. Liibüa vastumeetmed olid Scud-raketid, mis võib-olla viidi läbi merel muuseas. See oli võib-olla hoiatus. Olge ettevaatlikud, öeldi meile. Just nii, kõik. Aga Gaddafil ei olnud kunagi tõsist kavatsust ei Itaaliat rünnata ega midagi muud teha. Ta lihtsalt ei olnud selleks võimalust. Nii et kõik on oletused. Teine oletus. Kas Ameerika Ühendriigid tahtsid tappa Gaddafit? Jah või ei? Ametlikult mitte. Seda on alati eitatud. Aga kui ta oleks sinna jäänud, siis võib-olla küll. Nii et esimene sihtmärk, pange tähele, sihtmärkide järjekord on oluline. Esimene sihtmärk oli kompleks, kus ta elas ja juhtis. Telgi lähedal. Kui ründad seda esimesena, nad ei teadnud, et ta oli telgis. Nad arvasid, et ta oli, hiljem selgus, et ta oli liikunud, sest kunagi ei tea, millises telgis ta on. Sa tead küll, kuidas ta mängis, umbes nagu 3 kaardi mängu. Tead, mulle tundub kahtlane, kui esimene sihtmärk, sa ründad seda kohta, kus tead, et tema on ja see ongi esimene, nii et annad palju vähem ettehoiatust võrreldes kõigega, mida sa veel teed. Sihtmärkide prioriteet minu arvates, nad ütlesid, aga kui ta olekski surnud, siis ega neil selles kahju ei oleks olnud. Ei täpselt. Ja kuidas siis läks Eldorado Canyon? Kokkuvõttes on see lugu ilma tõelise õnneliku lõputa. Läks enam-vähem hästi. Ilma tõelise õnneliku lõpuga muide, tsiviilohvritega mitte kõiki sihtmärke ei tabatud ja nii edasi.
kuid sellel oli mitu esmakordset saavutust ja see oli tuleviku jaoks väga kasulik. Esiteks oli see Ameerika Ühendriikide õhujõudude esimene lahingemissioon pärast Vietnami sõda. Muide, seda viidi läbi välisriigist, Suurbritanniast, esimest korda pärast teist maailmasõda. F-111 F-id kasutasid esimest korda Pavetaks sihtimissüsteemi, mille tulemused olid vahelduvad. Aga ma kordan, mõelgem ka sellele, et missioon kestis 10 000 kilomeetrit, meeskondade väsimus, lennuraskused, sest F-111 juhtimine ei ole sama, mis tänapäeva moodsate lennukite juhtimine. Üks väheseid F-111 Raveni elektroonilise sõjapidamise lennuki kasutusviise lahingus. Ja mis puudutab USA mereväge, siis seal on väga palju esmakordi. Kõigepealt olgu, tomatiidid tegid kõvasti tööd, aga esimene F-2 tabeguga. Tomatiid tegid kõvasti tööd, aga esimene F-18 esmakordne lahingukasutus, mis pidi olema mereväe high-low kombinatsioonis. Tomcat oli high, F-18 oli low. Vaadake, täna on F-18 arenenud. See on USA mereväe tööloom ja tegutseb koos F-35-ga, mis teeb hoopis teisi asju, F-35C ja B. Nii et on olemas ka see. See on AGM-88, Harmi radarivastase raketi debüüt. Kõik see kraam tuleb meile hiljem uuesti ette, aga kui ilus foto. Me näeme seda uuesti 90-ndatel, 2000-ndatel ja osaliselt ka täna teatud arenguga. Palju sellest, mida siin tehti, korrati ka 1991 aasta lahesõjas. F-111 lennukit täiustati palju. Selle sihtimissüsteemi ja relvi veidi parandati. Ja eelvige nähti, kui tõhus võib olla õhuvahend, õhuvõim, kui seda õigesti kasutada. Tehnoloogilisest vaatenurgast oli palju teha. 1991 aastal, kordan, kasutati vist alla 10% juhitavatest relvadest. Aga täna kasutatakse neid peaaegu täielikult. Juba 1999 aastal Kosovo sõjas oli see peaaegu täielik. Täna kasutatakse neid täielikult, välja arvatud väga erilistes olukordades. Seega palju elektroonilist sõjapidamist, juhitavad relvad, mis leiavad kinnitust järgmistes sõdades. Ja siis Ameerika Ühendriikide globaalne jõuprojektsioonivõime, sest see 10 000 kilomeetri pikkune teekond, olgu see siis hea või halb, meeldis see või mitte, ja kõigist raskustest hoolimata see tähistas uut tegutsemisviisi. Ja siin selles punktis ütleb Mirko, Ma parallelne son record. jah, sest probleem ei ole 5000 mehe Saksamaalt väljatoomine. Ei oota, nad tulid tagasi Poolasse. Naisena millestki aru. Baasid on kõige tähtsamad. Ameerika Ühendriikidel on maailmas üle 700 baasi. Ma ei teadnud seda, sattusin sellele uuringule alles hiljuti. No jah, ma räägin baasides, mõnikord pole need isegi lihtsalt tavalised laod, ütleme nii, et see number on veidi liialdatud. Kindlasti, aga neid on siiski palju. Ja Euroopas on need üliolulised, sest seda, mis toimub Iraanis, ei saa teha ilma Euroopa baasideta. Seda ei saa teha ilma võimaluseta Euroopat üle lennata. Ja kui nad ütlevad, Euroopa on parasiit, ei aita meid, ma olen juba võitnud, miks ma seda siis vajan? Olgu, ka sellest ei saadud aru. Olge ettevaatlikud, sest see on kõik retoorika. Ja meie oleme lõpuks. Ei, Leo, kui me liidame kokku, kui palju lennukeid nad kasutasid. 3 lennukikandjat. Ka tehnoloogia, mis oli just välja tulnud. Nad hävitasid, mida? 4 Illusionit. Ühe nad kahjustasid, natuke patareisid, SM radar, nii mõned barakid, kasarmud ja nii edasi. Taktikaliselt nad võitsid, sest lõpuks kaotati ainult 1 lennuk ja 2 pilooti, veel kapsli efekti tõttu. Strateegilisel tasandil aga kindlasti mitte. Nad ei kõrvaldanud diktaatorit ja Tafi ei andnud terrorismi küsimuses alla. Vastupidi, ta mõtles hoopis keemiarelvadega panuseid tõsta. See meenutab mulle midagi hiljutist. Taktikalise võidu osas võrreldes siiski sümmeetrilise sõjaga, mida ka Tafi pidas. Ärme teeskle, probleemiks ei olnud need 4 skuudit ega Liibüa migid, mis lendasid ringi, vaid hoopis see toetus, mida ta andis teistele tegevustele. Ta jagas seda toetust, pannes teised riskima, selle asemel, et ise riskida.
nii et lõpuks on näha, et juhtimise tasandil hoolimata tolle aja jaoks uuest tehnoloogiast ja sellega seotud probleemidest töötasid need kohe, kui neid rakendati. Kulu oli võrreldes saadud tulemusega ülemäära suur. Mägi, mis sünnitas hiirekese. Mina näen siin ka mõningate strateegiate, taktikate ja uute relvasüsteemide kinnitamist. See on asi, mida aeg-ajalt tehakse. Ameerika Ühendriigid teevad seda. See, mida natuke nähti Venezuelas, nähti ka Iraanis, ma olen seda alguses peale öelnud. See, mis juhtus Venezuelas, see aitab kinnitada. Mõned olid väiksemad, mõned katsed ka droonidega ja nii edasi. Seejärel rakendatakse seda teisel pool. Miks Iraanis kasutatakse Precision Strike missile Prisme esimesel operatiivsel kasutamisel? Kas sa arvad, et need on nii olulised? Ei, nad peavad nägema, kuidas need toimivad. Nad peavad hindama, need on proovikatsed või proovivoorud, mida tehakse. Ma ei ütle, et see oleks õige, ma ei ütle, et see oleks ilus, aga see ei tohiks meid üllatada. Ma arvan, et olen kõik öelnud, ma ei tea, kas ma unustasin midagi. Asjad on võrreldes tolle ajaga palju muutunud selles mõttes, et kui tol ajal sai Biskaia lahe kaudu kuidagi kohale jõuda ilma, et siin märgataks, siis tänapäeva tehnoloogiaga on liiklust palju rohkem ja sind oleks palju kergem avastada. See tähendab, et osint maailmas, kui nad Inglismaalt lahkusid, oleks sind juba iga tund jälgitud ja täpselt teatud, kus sa oled. Sellist tüüpi operatsioon on tänapäeval mõeldamatu. Välja arvatud juhul, kui sa tuled Vaikse ookeani või Atlandi ookeani poolt, kus sind pole nähtud. Natuke nagu jaapanlased Pearl Harbori rünnakul, kui nii võib öelda. Tänapäeval näed isegi nii hästi korraldatud operatsiooni ette. Välja arvatud juhul, kui teed nagu Midnight Hammer 2025 aastal, kui Ameerika Ühendriigid lasid B-2 pommitajatel õhku tõusta, et pommitada Iraani tuumarajatisi Natanzis ja Fordos, mis hävitati täielikult. Kas neid ei hävitatud? Neid ei hävitatud. Ja ma arvasin, et ta ütles, et need olid hävitatud, aga tegelikult ei olnud. Nad lasid need Ameerika Ühendriikidest õhku pettemissiooniga, saates need Vaikse ookeani poole. Nii et kõik arvasid, et see oli väga hästi läbi viidud operatsioon. Ei, aga need on stealth-tüüpi ja sa pead tabama ainult 2 sihtmärgi, kui tahad teha sellist kampaaniat nagu see. Selles on kaasatud sadu lennukeid, sa ei suuda neid varjata, ei. Ei, lähed otse ja teed mis vaja. Iraani kampaania kulges enam-vähem nii, eks. Me oleme nüüdseks aru saanud, kuidas need õhustrateegiad toimivad. Püütakse koondada kõik mõjud, kõik tegevused samaaegselt korraga. Igatahes see korraldati samal ajal, kui ma ei eksi, üsna lühikese ajavahega. Ma ei tea, ei. Viimane tähelepanek, mis minu arvates on kõige olulisem, miks me tahtsime sellest loost siin rääkida. Sest see näitab, kui palju ressursse tuleb kulutada, kui Euroopas pole baase. Ja igal juhul kasutati seda baasi, sest see oli Lakenheathi baas Inglismaal. Kujutage ette, 0. Mitte ühtegi, kõik tuleb teha tankurlennukitega ja ainult nendega. Rohkem kui 27 tankeriga 20 või 21 pommitaja jaoks. Kui juta ette, kui peaksid praegu midagi sellist tegema. Mitte ainult 2 lennukikandjat Iraani ründamiseks. Vaja oleks 6 või 8, kui arvestada, et 5 osalesid lahesõjas. Nii et seda ajalootundi peaksid eriti hästi meeles pidama just kommentaatorid. Näiteks see, mis juhtus hiljuti Grossetoga. Ja sest siin polnud asi sama. Me keeldusime baasidest, sest saime seda endale lubada. Poliitilist vaidlust ei olnud. On olemas varasemaid näiteid, kuna oleme loonud suhted ja kasutusreeglid. Seega ma ei saa kunagi neist vaidlustest aru. Piisab, kui vaadata varasemaid juhtumeid. Teiseks, kui baasid ja toetus ära võtta, peavad ameeriklased midagi välja mõtlema. Ja see miski maksab palju. Ja pidage meeles, et see oli jutumärkides väike operatsioon. Natuke katsetuslik, natuke ka selleks, et näha, kuidas see toimiks. Sihtmärgi vastu, mille kohta teati, et see ei hakka eriti vastu. See pidi olema demonstratiivne tegevus. Ma kõrvaldan terroristide baasid hästi. Kui ma juba seal olen, teen ka sõjalise osa puhtaks hästi. Kui Gaddafi jääb sinna,
siis ma lepin sellega. Nagu me rääkisime, kui sa olid ühendusest väljas, pidi algselt selles operatsioonis osalema 6 lennukit, 6 F-111. Neid sai koos varulennukite ja tavapärastega kokku 28. See asi läks suuremaks. Suuremaks ka sellepärast, et nad said aru, et üllatusmoment jääb väikseks ja kui kaasati ka USA merevägi. Muide, USA merevägi ütles, et nad oleksid selle operatsiooni üksi ära teinud. Neil poleks olnud vaja F-111 ega USA õhuväge. Nad oleksid üksi paremini hakkama saanud. Aga sihtmärgi märgistamine tol ajal Pavetekiga oli ainult neil olemas. See on teine maailm. Tuletan meelde, et 1991 aastal lahesõja ajal Briti tornaadodel polnud lasermärgistajat. Nad heitsid laserjuhitavaid pomme. Kes oli märgistaja? Buccaneerid, lennuk, mida teavad vaid 3 inimest. Vanem kui mina, vana nagu meie kõik kokku, kuid tal oli lasermärgistaja. Ja see oli hea õppetund kõigile. A10-l polnud lasermärgistajat, tal oli laservastuvõtja, mis võttis vastu teise poolt sihtmärgile suunatud laserkiire, et sinna peale laserjuhitavaid pomme visata. Just, nii see on. Ja keegi ütleb, miks selline absurdsus? Sest täna on 2026 aasta, aga see kraam on pärit 70-ndatest ja 80-ndatest. Ma suhtun sellesse suure austusega, sest ma olen ise ka vana, aga maailm on muutunud. Nii et, härrased, ma ütleksin, et oleme kõik ära öelnud. Usun, et see ajalootund aitab paljudel natuke paremini aru saada. Aitäh! Mis puudutab ameeriklaste juttu, siis me lahkume head aega ja aitäh, aga see pole päris tõsi. See on õpetlik näide, täpselt nagu tol ajal katsetatakse ka siin uusi relvi. Nii et asjad ei muutu eriti. Lõpuks see väike rahuperiood, mis meil oli 1990 ja 2000 vahel. Kui arvestada mõningaid kohalikke sõdu või väga-väga kaugel meist toimuvaid sõdu, siis saame aru, et tegelikult ei erine see, mida me praegu kogeme sellest, mis toimus 1986 aastal. Mastaabis on see erinev, aga olemuselt sama. Mastaap ja kaasatus on erinevad, sest nüüd teame kõike, mis juhtus, elu, surma ja imesid, isegi erinevate pilootide kutsungid või sõnumeid, mida nad selle missiooni ajal vahetasid. Aga 1986 aastal teadis enamik inimesi väga vähe infot. Nad teadsid, et ameeriklased ründasid Liibüat pärast juhtunut, kuid nad ei teadnud midagi kahju hindamisest. Nad teadsid, kes mida tegi, kes kaotas lennuki ja kes kaotas teise, sest kõik vaikisid, keegi ei öelnud midagi. Ei jõudnud osint allikaid ega avalikult ostetavaid satelliidipilte. Seega on meil täna iseseisev võime neid konflikte jälgida, mis tol ajal oli lihtsalt mõlema poole propaganda suunatud, ei rohkem ega vähem. Jah, see on täiesti tõsi. Seega sama asi, aga minu arvates on avalikkus saanud palju suurema võime sündmusi jälgida. Mobiiltelefon, lihtsalt keegi, kes filmib. Kui liibüalane oleks 1986 aastal omanud tänapäevast mobiiltelefoni, oleks ta tõenäoliselt filminud erinevaid pommitamisi, tsiviilisikute surma ja selliseid asju. Jah, 1991 aastal andis lahe sõda meile sõja otse ülekandes. Me natuke ikka mäletame seda, kui Emilio Fede ütles, et nad on rünnanud. Ja näha oli õhutõrje tuld, see oli otseülekanne televisioonis, aga üksikisik ei saanud kaasa rääkida. 1991 aastal mobiiltelefone polnud. Ma mäletan, et Ponteri oli hotelli Iraakis vaatega, kus oli näha jälgkule. 1999 aastaks oli juba teisiti. Kui see kuulus F-117 alla tulistati, siis loomulikult oli sellest kohe teada. Sel ajal olid esimesed mobiiltelefonid, esimesed oli StarDuck, oli Megan Gale'i Panasonic, mida paljud teist mäletavad, tõelised elukad. Ja juba siis oli lihtsam infot vahetada, aga ei olnud fotosid ega videoid. Ja siis asi arenes edasi. 1991. Aastal 1991 aasta lahe sõda pani sellele alguse. Siis tuli desintermeditatsioon. Ja see on protsess. Mida me praegu läbi elame. Nii et aitäh kõigile, aitäh Leonardo Lanzarale. Mõeldes sellele operatsioonile, otsige kindlasti ka täiendavaid üksikasju, sest võib tõesti lõputult süveneda.
Youtube'is on suurepäraseid dokumentaalfilme, ma soovitan neid. Olen näidanud mõningaid ekraanipihte, sest ma ei saa ju teiste videot varastada. The Operation Room'i oma, mis on animeeritud, aga on ka suurepäraseid kokkuvõtteid, mis puudutab Parabellumi Blogspotis ja The Aviationisti, siis ka need on suurepärased artiklid. Nii et minge ja uurige neid, sest ma kinnitan teile, et palju sellest, mis tol ajal juhtus, on väga sarnane sellega, mis praegu toimub ja sellest saab palju õppida. aitäh kõigile.